No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele alustab oma episoodiga number 325, laua taga Kristjan Jaak Kangur, tere! Tervist, väga ilus number! Markus Jürgenson, tere! Tere! Ja mina, Raul Kaasa. Tõesti 3-2-5. Jah, võib-olla enne, kui me räägime siin Eesti jalgpallist, teeme väikese erandi. Räägime ka maailma jalgpallist, Euroopa jalgpallist, sellepärast meistriliiga finaal veeti nädalavahetusel ära Kristjan Jaak. Ehk siis 2-3-5. Jah. Kui lugeda poolaegade 3+2 on 5. No 2+3 oli seal, aga jah, 2+3 on 5. 5-0, kõige aegade suurim võit, eks ju, meistriliiga finaalde ajaloos. Interi kogemused siis PSG Noors vastu ei saanud? No ei saanud, jah. No, hästi lihtne on öelda nagu seda, et lähme edasi. Et hästi lihtne on öelda, eks ole, seda, et umbes, et vanad mehed ei jõudnud või mis iganes, aga sest Interil oli tõesti tegelikult 36 meeskonnast meistrite liigas sel hooajal vanim keskmine algkoosseis mängudes. Et see on fakt. Ja finaalides vist oli minu meelest 2 korda on olnud vanem alg 11 mõnel finalistil läbi aegade. Ja samas PSG-l sobivalt oli siis selline, et nooruse poolest 3. Vaatasin ka, et nii suurt vanuse vahet, keskmise vanuse poole ei olnud ka kunagi. Ei ole olnud kunagi, et üle 5 aasta, ikkagi mingi 5 aastat, 146 päeva, mingi selline, ikka vägev vahe. 22 ja 27 midagi sellist suurusega, või natuke võib-olla 24 ja 29 midagi. Just, et ühepoolne jah, ma mõtlesin, et millal, et kas ma üldse mäletan mõnda nagu nii ühepoolset finaali, võib-olla, vaata see oli EM-finaal, kus Hispaania täiesti surmväsinud Itaaliat tampis, eks ole, kes siis veel jäi seal ju 10 vahetused olid tehtud, keegi sai vigastada, eks ole. Mitte punase kaardi tõttu vigastada. Aga isegi see ei olnud nagu nii lappes mäng, kui see mäng, või mul tuli näiteks meelde... Minul kusjuures see 4-0 just oli nagu kuidagi mingis mõttes, mul on, võib-olla, vaata, olid noorem ja kuidagi nagu teravamalt meelesse, aga minu arust see oli just nagu suur pettumus, et või siis nagu oodata, et äkki Itaalia, kes ju minu arust sama turniiri ju alagrupi faasis, kas nad mitte ei teinud viiki või nad isegi ei võitnud Hispaaniat. Võimalik, äkki, et see oli nagu mingi sükke taust ka veel ja siis tuli seal sükke sammakas nagu, et see kuidagi on minul jäänud nagu meelde, aga see oli ka ainus paralleel, mis mul jah tuli. Meistrite liiga finaalidest võib olla 2009 äkki, kui olid Itaalias Manchester United ja Barcelona. Seal oli ka nii, et esimesed 10 minutit oli mängu, siis oli Samuel Eto'o esimese ära ja siis oli minu meelest nagu täiesti ühesuunaline liiklus. Aga ka see ei olnud selline. 2017 oli vist Real Juventus 4-1 äkki. Jaa, aga ma mäletan... see ei olnud ka nagu siuke saun. Kas seal ka ei olnud see, et Juventus ikkagi lõi viigi ja siis Real nagu otsustas mänguliselt ei olnud nagu nii, sellist ma ei mäleta. Esimesel poolel Interil ei tulnud mitte midagi välja, teisel poolel alguses natuke nagu midagi lubas ja siis tõmmati see hapnikukraan ka nii kinni, kui andis, et 75. minutil esimene pealelöök raami. Sellist asja ikka nagu naljalt ei näe ja mitte miski ei töötanud Interil ja ei töötanud sellepärast, et ei saa ju öelda, et Inter ei tahtnud. Aga minu meelest PSG tahtis nii palju rohkem. Ja selles mõttes hästi selline isiklikult nagu veider metamorfoos, et oleme ausad, Paris Saint-Germaini kui klubi on olnud nagu väga raske armastada. Esiteks see, et tuleb ühes liigas, ükskõik milline liiga see on ta see nii-öelda farmerite liiga või mõni muu liiga, et tuleb üks klubi ja võidab kogu aeg kõiki ja kõike, igav on, eks ole. Teiseks see, et kõik need Katari rahad, kogu see taust, kõik ju nautisid seda, kui nad mängisid mingid täiesti arusaamatuid eduseise maha, kõik need remontaadat, kõik igasugused 8. finaalis kogu aeg välja kukkumised, jälle põrumine. Iga aasta üha glamuursemalt nagu kukuti välja või osati viis leida, kuidas välja kukkuda. Osati ise ennast nagu ületada, jah. Et ja kõigil oli nagu natuke see, et paras. Et ei tööta see, et tassite endale kõik ässad kokku ja siis nüüd tulebki. Ja siis tuleb üks Luis Enrique.
ma ütleks, et see on isegi kõvem saavutus, see, et see nagu meeskonna mängima paned, noh, seda me oleme näinud, ta on hea treener, ta saab sellega hakkama. Muidugi väga suur vahe on 2015. aasta Barcelonaga, kus sul on seal, noh, ma hakkasin vaatama, kirjutasin sellest finaalist luupi ja siis mõtlesin, et kes tal seal olid, ja siis vaatad, et noh, tegelikult võiks kogu algkoosseisu kirjutada nagu niimoodi, et kui sul on sellised mehed, kõige kehvem vend, seal on võib-olla sul ajad, ma ei tea, Hordi Alba või midagi sellist, no ta ei ole selline staar nagu Messi või Suarez, eks ole, ülejäänud Busquetsi, noh, Xavi tuleb pingilt, noh, sellised valikud, eks ole. Võid ju mõelda, et noh, sinu enda klubi ka nii-öelda Luis Enriquele, et noh, asi see nüüd nendega võita on, et noh, sellega saab nii-öelda treenitud ahv ka hakkama, eks ole, et viska pall ja ütle mehed mängige. Aga et noh, võtta nüüd selline meeskond, muidugi kõvem saavutus, aga nagu treenerit me teadsime, et ta on hea, aga just see, et sa suudad sellele juhtkonnale augu pähe rääkida, et ei, Mbappé läks ära, kõik Messi läks ära, et me ei too mingit uut superstaari. Noh, hea küll, võime nagu vaielda, eks ole, Kvaratskhelia on seal kategoorias, aga ta oli ka nagu selline oluline osa puslest, mitte see, et toome lihtsalt staari. Ja ta on ju ka tegelikult seda tüüpi staar, kes noh, ego seal ju suuresti puudub. Ta on ju töömehe tüüpi pigem. Ja et sa suudad nagu Alke-Life'ile augu pähe rääkida, et teeme nüüd nii. See on äge minu meelest. Et see töötab viimase pool aasta, noh, meistrite liigas küll kõige ägedama mängustiiliga meeskond, sellisest mõnusast nooruslikust energiast pakatav, see, et sa suudad Usman Dembele panna musta tööd tegema, minu meelest ta mängis rangelt nagu ainult võistkonnale. Ta nautis teistele söötud andmist, mitte ise värava peale minemist selles finaalis. Aga no Alge-Life'ist rääkides me teame ju, kes on tema väga sõber, Kuno Tehva. Ei tea, kumba pidi see käis nüüd, kas enne noorendas Kalju ja siis noh, seal vaatasid, et ahah, nii saab ka, karikaid võita. Ei, ma usun, et nii pidi. Ja siis PSG hakkas ka niimoodi tegema, et tegelikult ju sarnane selline muster. Uut hooaega see Luis Enrique alustab sealt katuselt. Selle loogika järgi. Et tegelikult mõlemad võistkonnad ju selgelt kurssi muutnud viimase paari aastaga või noh, paari aasta jooksul on ju. Ja siis mõlemad ka edu saavutanud. Mõlema puhul ongi nagu äge, eks ole, et vaat, et see ka nagu töötab. Me oleme nii palju näinud seda maailma noh, jalgpall ja üldse sport on ju läinud nagu selliseks väga, mulle vähemalt tundub nagu väga isikupõhiseks. Staar, selle võistkonna staar, eks ole. Et tegelikult ikkagi maksab võistkondlikkus, noh, mida näitas siin Xabi Alonso Leverkuseniga, eks ole, natukene ikkagi see, et see lõpptulemus on veidi parem kui eeldatav liidatavate summa. Ja jah, praegu nagu väga raske on öelda, et see oli, et öelda, et PSG on nagu mõttetu klubi. Igav finaal. Aga muidugi oli igav, jah. Aga see on ma just alati, ma ei tea, mul viimastel aastatel on niimoodi, et ma seda nagu finaali nagu kusjuures nii väga ei ootagi. Et see on ju, ma ei tea, võta Euroliigaski, need finaal on selline, noh, pahatihti hästi kinnine või võta suurturniirid, MM, need finaalid pahatihti kipuvad sellised, nad ei ole väga vaatemängulised. Noh, kindlasti on seal, nagu ma kujutan ette seal, kui sa oled asjaosaline, ehk siis emma kumma meeskonna liige, noh, siis kindlasti on sul üks elu kõige meeldejäävamaid hetki on meistrite liiga finaal, Euroopa meistrivõistlusfinaal või MM-finaal on ja. Aga mulle kui lihtsale vaatajale nii-öelda, noh, need pahatihti kipuvad sellised mitte vaatemängulised olema, on ja. Et need poolfinaalid pahatihti on huvitavamad ja Euroliigas võtad need, noh, Euroliigaga neil hooaeg lõpeb, et teha paralleele tõmmata, et need mängud enne seda Final Fouri on ju alati niisugused kõvasti ägedamad. Finaalis on ikka kuidagi natukene selline, noh, see Kalev Cramo vibe on nagu õhus, eks ole, et rõõm võidust ei ole nagu kunagi nii suur, kui see hirm kaotada, eks ole. Seal nagu kuidagi viskab seda sisse, et noh, tegelikult isegi võtad viimase EM-finaali nagu, et noh, vaatad protokolli, ülipõnev, eks ole, viimastel minutitel selgus võitja, aga ega ma ütlen ausalt, ega ma sellest mängust mul nagu mingit sellist eredat mälupilti ei ole. No see kipuvad hästi kinnised olema ja vaata seal meistrite liigas ka mitu aastat järjest on nüüd olnud ju mängud, kus, ma ei tea, see sama 2017, mis ma ütlesin, oligi viimane finaal, kus mõlemad võistkonnad olid värava äkki või? Noh, tegelikult neid 1-0, 2-0, nüüd ka 5-0, neid on ju nagu jube palju järjest tulnud, kui mälu ei peta, et aga noh, aga ilusaid asju ju oli, et kõik see Luis Enrique lugu ja see tema perekonna lugu ja kõik need tifod, et see on nagu, noh, kui me räägime ilust või kunstist või millestki sellisest, siis võt see on nagu siuke asi, mis on minu jaoks kihvt, et ongi võrdluses ma, noh,
vaatad seda, ma siin eelmine nädal käisin kõrgkunsti nautimas Telliskivi mingis underground kohas, siis ma ei suuda seal nagu näha sellist ilu, nagu ma näen selles PSG fännide tehtud plakatis seal pärast mängu, kus see isa paneb tütrega seda lippu sinna maa sisse. Et see on ilus, et see, kui näideldakse, et naine joob tsementi ja siis tõstab kive paljana, siis ma ei oska seal näha seda. Pole sulle. Kõrgkultuur, selline kõrgkultuur mulle ei ole. Kusjuures selge natuke seotud, kas te panite tähele, mis oli, või tähendab, kas te panite tähele, et see PSG 5-0 võit ei olnud üldse möödunud spordinädalavahetuse kõige võimsam jõudemonstratsioon suures finaalis? Eile õhtul. Mina vaatasin telekast otse ülekandest ja mul oli suu lahti reaalselt, karp ei lahti. Pardiralli. See üks part võitis 51 sekundiga. Olete näinud? Ma käisin koha peal, aga ma seda... See ei ole väga pikk maa, eks. 51 tundub. Ei, ta on sealt... Natuke üle 100 meetrit. Selle muuseumi juurest sinna alla selle Kataliinetali kohviku. See oli reaalselt nagu Tiger Woods, Michael Jordan. Tegema nagu selle Tour de France'i kontrolli, et mootor ei sees. Ilmselt jah, sest see oli reaalselt niimoodi, et ma vahepeal vaatasin, et okei, et mina spordiajakirjanikuna, ma ikka nagu põhimõtteliselt ma vaatasin nagu, et wow, et üks on päris pikalt ees, vaatan mingisugune siuke, vaat seal on vahepeal need siuksed langused, et vaatasin langused, hakkasin lugema, okei, 8 sekund, wow, ütlesin naisel, vaatad, mis toimub, just algas, et üks on nii pikalt ees, järgmine vahepunkt oli mingisugune juba 18, on ju, siis finišis, reaalselt, seal oli kalender, see oli kalender. No loodame, et ei põru dopingu kontrolli. Jah, see oli tõesti üks nädalavahetuse parima spordielamusi ja seostub ka selle Luisel. Ma olin koha peal, aga ma ei näinud, kus seda siin vette, ma ei näinud, et see oli nii palju rahvast. Kuulasin. Korra vaatasin huvi pärast, et jah, 2018 oli ka Real ja Liverpool, seal ka Liverpool lõi ju ära, aga järgmised nüüd 7 finaali on olnud sellised, et üks meeskond pole lõinud midagi. Päris pikk seeria. Enne seda näiteks oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 finaali, kus mõlemad lõid. Et aga selles mõttes on nagu ka positiivne, et Prantsusmaa, Itaalia, et siin oli ju, mingi tosin aastat oli peaaegu, oli nii, et Hispaania, Inglismaa ja siis sinna 2 korral suutis Bayern vahele trügida võitjaid vaadates, et natuke nagu igavaks kiskus. Ja neid Inglismaa klubisid oli meil ju siin ka eurofinaalides piisavalt nagu täiesti tegelikult, et see kolmapäevane konverentsiliiga finaal, see ikkagi nagu jäi täitsa kadus. Vahet minu meelest ei ole, kuhu sa selle konverentsiliiga tõstad, et ega ta ikka tähelepanu ei saa tegelikult eriti. PSG juurde tagasi tulles, et me ju iga aasta siin oleme rääkinud, kui me oleme seda meistrite liigast rääkinud ja pahatihti kui nad on välja langenud, siis on alati keegi öelnud, et see Prantsusmaa meistritiitel, et selle jaoks see meeskond ei ole tehtud. Et tegelikult nüüd saadi ju oma see ma ei taha öelda, et investeering saadi tagasi. Seda vist, ma ei tea, need arvud seda võimalik teha. Neil vist tagasi pole võimalik saada. Aga selles mõttes, et see nii-öelda eesmärk on ikkagi saavutatud tänasel päeval, et selle jaoks sinna need rahasid topitakse. Kui sa vaatasid seda Alke Lifeit seal poodiumil kätsurumas ja medalitseremoonia ja tribüünil, siis nagu tema jaoks see investeering nüüd tuli tagasi. Et eks nad tegelikult ju seda, ükskõik kes nagu sporti raha paneb, kõik saavad ju aru, et sa sealt midagi sealt tuleb tagasi suurest spordist, aga seda ei tehta sellepärast, seda just seda emotsiooni tagasi. Seda sa mujalt ei saa eriti, ma arvan. Et sellised mehed, kes raha eest saavad osta kõik, eks ole, kui sa 14 aastat tampid sinna alla, eks ole, sa ei ole mitte midagi saanud. Said ühe meistrite liiga finaali kaotuse ja okei, sul on neid Prantsusmaa karikaid on kodus kapp täis, eks ole, aga mis sa teed nendega lõpuks? Ja selle veel ka treble ja võimalus ju nüüd klubide MM-il ka veel lisaks pöörane hooaeg nagu kokku panna. Noored poisid jõuavad seal lükata küll, eks ole. Ja natuke hirm on nagu ka, et mis siin nagu järgmistel aastatel saab. Et Inter ilmselgelt see projekt praegu ikkagi tundub, et on läbi. Jõudis kulminatsioonini seal poolfinaalis. Jah, enam-vähem, eks ole. Et kui sa vaatad nagu, okei, see vanuseks, aga et ka ta on, saad aru, et see ilmselt nagu väga kaugele ei sõida nagu sellega, et jah, PSG-l praegu on päris hea seis. Hirm on selle ees ka, et mis sest Prantsusmaast alles jääb, et juba nad seal laamendavad ja põletavad ja seda nad ei oska lammutavad. Ma ei saa aru, mis valu on niimoodi tähistada. See oleks juhtunud igal juhul. Valu on niimoodi tähistada. Me paneme autot põlema. Ma usun, et seal nagu väga paljudel seal ei ole üldse oluline tegelikult see, et kas see PSG mäng nagu üldse toimus või mitte, et põhjuse leiab alati. Et kui on mingi rahva kogunemine, siis on alati mingi seltskond, kes tahab seal mässata ja möllata ja meelsust avaldada. Nagu me oma pronksiööd mäletame siin 18
aastat hiljem ka niimoodi, et kus sina olid ja seal on iga aasta. Mis sa tegid, on ju. See on täitsa nagu tavaline asi. Lähen Premier League'i juurde ka. Meil on 2 vooru selja taha jäänud möödunud nädalal, kõiki mänge eraldi ei hakka kokku võtma, aga vaatame siis võib-olla võistkondade kaupa sellele olukorrale hetkel peale, kui meil on 15 vooru mängitud tegelikult 36, mis ei ole tegelikult üldse vähe, pool hooaega on peagi juba läbi. Ja liidervõistkond 15 vooru järel on Tallinna FC Flora, 35 punkti, 11 võitu, 2 viiki, 2 kaotust, möödunud nädalas siis 2-3-1 võitu, võõrsil Kuressaare üle ja kodus Tammeka üle. Ja midagi pole öelda, see kuidas Flora nagu sammub ikkagi kindlalt edasi pärast neid hooaja alguse väikeseid võbelusi on päris muljet avaldav ja kõik, kes siin kahtlesid ju Konstantin Vassiljevi, ütleme, oskustes, võimetes pärast seda hooaja algust, mis pärast 2 mängu siis? Nendel on... Meenutame need 2 esimest mängu, kui nad alustasid siis... Transiga päästsid... Vapruselt nad said Transiga päästsid esimeses mängus 90+6, esimeses mängus Transiga ju päästsid seal viigi, siis said Vapruse käest pähe ja siis pärast seda vist on ju pole tagasi vaadatud väga. Kas 1 viik ja 1 kaotus? Kui on 2 viiki ja 2 kaotus kokku, siis lihtne matemaatika. Ühe mängu nad viigisid ju Levadiaga, eks ju 0-0 ja kas nad kaotasid Kaljule 2-3, mis oleks ka võinud, eks oleks Sapinen pendla sisse löönud, siis oleks olnud ka viik. Väga hea õppimis- ja analüüsivõime, et 2 mängu vaatad analüüsid, õpid oma mängijad kiirelt selgeks, kuidas nad võistluses olukorras käituvad, millega edu saavutada ja siis läheb. Kusjuures hea point just, et teed endale selgeks ja siis rohkem ei sega, sest et ma jälgisin, kuna kommenteerisin seda reedest mängu Tammekaga siin Lillekülas, kus on nagu kommentaatori positsioon on enam-vähem tribüünil seal üleval kõrgel, täpselt nagu selle Flora varumeeste pingi taga, ehk siis nagu aeg-ajalt vaatad, et mida Vassiljev teeb. Ega ta väga midagi ei tee tegelikult. Ta ei ole seda tüüpi treener, kes nagu kogu aeg seal lõpetab, juhendab, meil on neid mitmeid, kõik teavad, kes nad on. Et kui on midagi öelda, siis ta sekkub. No mitte nagu, ma tegelikult tõmbame siia ikkagi võrdusmärgi, et mitte sellist tüüpi treener, aga ta pole ka sellist tüüpi inimene, kes siuke latadara, et ta nagu on terve oma, selle aja, kui mina teda tean, on ta rääkinud ikkagi nendel hetkedel, kui ta peab seda vajalikuks ja siis ta pole nagu tühja juttu jäänud, et ilmselt ma julgen eeldada, et mingid sellised võtted on ta oma treeneri nii-öelda käekirja kaasa võtnud. Mulle tundub, et seal on ka natuke sellist Jürgen Henni tausta nagu kuidagi läbi kumad, et ta ei ole vaata selline treener, kes oleks tingimata see, et me mängime 5 kassist kaugemale, ei tohi väravlööki mängida, eks ju, me vajadusel mängime pikka palli, me oleme pragmaatilised, vajadusel istume kaitses. Jaa, aga ta on seda ise öelnud, et talt on algus küsiti, et mis see sinu käekiri on. Ja mis tema vastused olid, et mis käekiri, et vastavalt vajadusele ja kasutades oma mängijate tugevusi, et tal ei ole ju, ta on ise ka seda öelnud, et tal ei ole mingit, ütleme sellist, ma ei tea siis, mis sõna on õige kasutada, ma ei tea, filosoofia, nägemustaktika, mis iganes. Et ta ei ole sellist suurt raamistikku nagu tehtud, et kui sa mõtled, kui ei saa siit, siis ma lähen siit ja kui siit ei saa, siis ma lähen sealt. Mõtle nagu Vassiljev peale mängijana. Kunstnik, kogu aeg rääkis professor, kunstnik, eks ole, et tal ei ole seda, et täna mängin 4-4-2 ja nii on. Jah, kui vaja, mängime, aga oleme nagu alati paindlikud kogu aeg. Ja mulle tundub, et see nagu mängijatele kandub ka edasi, et ma usaldan teid ja kui sa vaatad Flora seda praegust algkoosseisu, miks ei peaks? Ja lisaks selle usaldusele ka väga noored mängijad on ju, hakanud kaela kandma, siin mingid Kalmõkovid pannud vahepeal 16-aastased, eks ju, põhikoosseisus... Toostik parim näide, eks ole. Toostik nagu selles suhtes on, ta ei ole nagu nii noor, ta on, ta ei ole siuke verinoor, ta ei ole alaealine. Kalmõkov, kes Kuressaare vastu vasakast kaitses oli ikkagi väga noor. Ja Kuressaare pani ju ainult sealt äärest ju ründas, et hoiti seda Kalmõkovit päris tugeva surve all, ainult paremalt ju olid. Aga minu mõnest sai päris hästi hakkama. Kui 3 punkti tabelis, siis nagu pole hullu, jah, aga Flora samamoodi, et jäid nagu tolleks mänguks oli valitud seal mingisugune joonis ja plaan ja proovisid nii vasakust äärest kui paremast ja kuni lõpuks need, ma ei tea, mitmest keskkaitse ja järekaitse vahelisest söödust seal nendega nad seda edu saavutasid lõpuks. Ootasid seal Kuressaare vastu täpselt ära selle, eks ole, ühe korra lõpuks kaitses oli see vist Aleksandr Ilin uinus, sööt liini taha, sealt värava ette, seal on Sapinen olemas, eks ole. Natukene õnne,
tuleb latist pall vastu Nõmme selga sealt väravasse, aga jällegi, see, kuidas löögile jõuti, see oli jälle suurepärane selline 3-4 mehe kombinatsioon, eks ole, kes annab söödu, kes annab järgmise söödu, kes teeb üleaste, kes lööb peale, ja kuidagi nagu see selline ühine hingamine sellel meeskonnal tundub praegu olevat väga-väga hea ja eriti just, kui me võrdleme siin nende põhikonkurentidega tabelis, kus käivad asjad väga palju rohkem üles-alla. No kuule, Markus Poom teeb, Markus Poom möllab. Kas praegu, kui me peaksime valima hooaja parimat mängijat, oleks Markus Poom? Mis ta see statistika nüüd on? Ühes mängus ta vajutas 2+1. 6+5 minu meelest on tal nüüd selle mängu järel. Ikka oma jagu, et võib-olla puhtalt arvude pealt ei ole, eks ju siin Kabore on 1-2 löönud, aga see Markus Poom ei ole ka tipuründaja. Ja kas sa lööd, eks ole, mingi perioodi jooksul seal 3 ja siis jälle mingites mängudes oled pingil, eks ole, sekud vahet. Kabore puhul see 12 on nagu seda muljetavaldanud, kas ta 12 mängu on üldse teinud või? Ei tohiks. Ta ju esimesed 2 mängu jättis kindlasti vahele, siis nüüd ta jättis selle mängu vahele. Algkoosseisus on tal vist äkki mingi 10 mängu võib-olla. No mees saab mingi paarkümmend kollast kaarti hooaja jooksul. See aasta on tubli. Palju tal on? See on üks, me oleme sellest rääkinud, et see on üks asi, mis Kozuhovski ilmselgelt peab kontrollile saama. See on meeskonnale lõpuks. Selline kaartide arv on kahjulik. Praegu on tal 3. Pole veel keeldugi. Keelu ohus. Aga ütleme see Flora puhul, mida veel välja tuua, eks ju, palju räägiti hooaja alguses sellest füüsilise põhja ladumisest, eks ju, vaatasin siin 15 minuti segmentide kaupa need väravad, eks ju, Premier Leagas siis, ja Floral viimane veerand tund mängust 11-1 väravate vahe. Et lihtsalt võrdluseks siin mõned teised klubid, Levadia 6-1, Trans 5-5, Kalju 6-3, Paide 4-1, Kuressaare 20 näiteks, eks ju, ja Flora siis 11-1, et tundub, et töötab. Vaatasin huvi pärast seda Kaboret, 10 mängu isegi põhis ja siis 2 tükki on pingilt tulnud veel. Aga 12 väravat. Ma ei tea, kuidas see Vassiljevi tsitaat oli enne aega, kas oli see, et me peame füüsiliselt jaksama rohkem joosta või siis oli lihtsalt, et me teeme natuke liiga vähe trenni? Minust see point oli ikkagi see, et me peame füüsiliselt võimekamad olema. Ja on ka ilmselgelt, jah. Ja see, kuidas ikkagi Tammeka keerati, kes tegi väga korraliku esimese poole, kuidas Tammeka ikkagi teisel poole ajal, lihtsalt keerati lukku, kõik. Ei saa rohkem. Sorry, mehed. See oli päris muljetavaldav. Et klišee, eks ole, aga et just sellised mängud, need Kuressaared, Tammekad, et selliste võitudega tihtipeale võetakse neid tiitleid. Võitsin vahepeal Kaljule kaotada ja Levadia vastu istuda, eks ole, suure osa mängust surve all. See ei loe tingimata. Loevad need teised mängud natuke rohkem. Aga näis, sest et ikkagi see, ma ütlen, endiselt see väike küsimärk Flora puhul on see, et kui sul seal 2-3 meest põhikoosseisust peaksid välja langema, et kuidas siis need noored nagu tassivad. Aga täitsa võimalik, et me jäämegi seda ootama lihtsalt. Samas neil tuleb lepik tagasi, eks ju, ja nii edasi. Ja praegu nad suudnud ju, vaata, kui neil viimasel mõnel aastal on ikkagi vigastustega päris tugevalt probleeme olnud, siis tegelikult on seda ka suudetud praegu vältida. Flora inimesed siin sülgavad. Jaa, seda küll, jah. Ilmselgelt oli see asi, millele oli vaja tähelepanu pöörata ja see ju, nad olid siin ikkagi, ma ei mäleta, kas oli eelmine aasta või üle-eelmine aasta, kui nad olid sellega päris tugevalt hädas. Kus neil üle-eelmine aasta vist, vedasid ennast kuidagi meistriks, roomasid üle joone. Minu meelest, kas Henn ei olnud hooaja lõpus ise ka, et ma ütlesin nagu meeskonnale ka, et ma ei tea, kuidas te seda tegite, aga aitäh. See vaib, et Mourinho ütleb, et see teine koht Unitediga. See on ilmselt nagu kõige raskem tiitel ikkagi. Jaa, ilmselt küll. Et selle pealt tuligi vaata just nagu ka see väike kõhklus või kahtlus, kui siis Vassiljev ütles ka, et nüüd paneme tampi veel juurde hooaja eelselt, eks ole, et ikka olla nagu olnud ikka kõvad trennid küll, nagu, et mehed väsinud. Aga jalgades siis ei ole järelikult. Eks Vassiljevil on sees veel seda, ütleme, sükest, ma võrdlen seda siis selle kui Madalinnasse tulin TVMK aegadega, et seal, et sellist trennis, ta on selle kooli ka läbi käinud, ütleme. Tallinna jalgpallikooli. Ütleme sellise, 4 trenni päevas, mulle meeldib, kus Kruglov alati räägib, kus temaga mängis ju päris sükestes mõnusates kohtades, kus oli ikkagi nagu mitte 2 trenni päevas polnud nagu teema, et küsimus oli, kas on 3+ trenni, et 4 trenni päeva. Mingi, tolle oli ikkagi kuskil mingid inimesed tegid ikka täitsa sõgedaid asju. 4 trenni päevas, see on nagu ikkagi, see eeldab ju ikkagi, et mingi trenn on, ma ei tea, ainult väike ujumine või jõusaal. Ja hommiku jooks läheb ka trenni arvesse või?
hommikul alustatakse jooksuga. Ei no mõtlen, kui sa näiteks ärkad üle, mina vähast suusalagrites käis meil käime, et me ärkasime hommikul üles enne hommikul. Ja mis asi see siis on, kui see trenn ei ole? Kilomeetri jooksed mööda metsa. Ma ei liigitaks seda trenni. Okay, no jalgpallurid... Ma ei mõelnud kordagi nagu kuskil Viljandis rannas hommiku jooksu tehes, nagu, et see nagu trenn on. Trenn on hiljem. Jalgpallimeeskond sul hommikuks ei tee kilomeetrit jooksu. Ükski meeskond. Ei no täiskasvanutel ilmselt on teine asi. No sõltub jah, mis tamp sulle seal hommikuses jooksus peale pannakse, kas stopper käib kogu aeg. Kas ütleme profivõistkonnad, kui nad laagerdavad kuskil käärikul või midagi sellist, kas nad enne hommikusööki teevad siis mingisuguse kui mina käisin, siis ei sihukest asja. Sa ei teinud 4 trenni päevas ka ilmselt? Ma ei ole isegi 3 vist teinud. Et hommik, tegelikult selles mõttes mahutab ära ju, et hommikul teed 8 ajal. Ühe metsaringi asemel jooksed näiteks 3 8 ajal ja siis lõuna ajal pallitrenni õhtul veel mingi asi peale, et mis see 3 trenni ju mahutab ära. Aga loomulikult siin on igasugused teadusuuringud ja tänapäevane treeningmetoodika ja stiil ja kõiksugused monitoorimised, et me ei saa nagu täitsa järgmusesse minna. See on vist see aeg, eks ole, et puhkus on nõrkadele. Et lihtsalt, et ma ütlen, et Flora peatreener on seda näinud ja eks ta nagu, kui sa võtad siit mingigi osa natukene sinna kaasa, siis meie mõistes see ongi juba, et me oleme treeningmahud hästi suureks ajanud. Aga nii mõndagi on näinud ka Levadia peatreener Curro Torres, kes siis möödunud nädalal sai kirja 6 lootuspunktist 4, ehk siis Vapruse vastu 2-2 viik nädalasiseses voorus peale seda karikafinaali ja laupäeval siis 1-0 võit võõrsil Harju üle. Pean sind kohe parandama, et näinud on, aga ametlikult nagu ei saa öelda, et tema sai kirja. Et punkt läks ikkagi Jose Vicente Soto Navarro Vapruse vastu. Curro Torres oli mängukeelu all või mängukeelu all ta vist, kas tehniliselt ei ole või? Vist on ikka see, et siis sa ei tohi nagu mingis rollis olla, et platsil ei oleks saanud juhendamiskeeld. No ta ei ole praegu selles, vähemalt üks jalg ei ole selles mänguvormis ka väga, et saaks ringi lasta platsi peal. Levadial ikkagi selgelt, ma ise kommenteerisin seda mängu Harjuga nädalavahetusel ja seda temperatuuri ja seda olekut, mis seal nagu Levadia leeris üldse oli, see oli selgelt nagu õhkas välja, et selle nagu kembis temperatuur lähedal tegelikult. No kas õhkas ikka? Õhkas. No see nagu üldine närvilisus, lihtsalt kõikidest kumas läbi, see oli kuidagi... Minu meelest oli see selgelt tavapärast. No siis oli see esimest korda, kui sa seda, sest mina vaatasin seda läbi teleri ekraani, et sealt nagu sealt ei tunnetanud nii hästi. Kommenteerisin, see kommenteerimiskoht seal laagris on ju 2 võistkonna pingi vahel, et sa kuuled kogu aeg läbi klappida isegi, mis seal tehakse ja näed kogu aeg, kuidas seal käitutakse, kuidas seal röögitakse. No jah, kui me võtame võta kohe võrdluseks siis Konstantin Vassiljevi stiil, ütleme pingi peal olles versus Curro Torres, et see ongi ju nagu öö ja päev, need ongi teistsugused. Lisaks on selle Levaadial, võtta mul see protokoll vist siin samas olemas. Vara ühe lehe peal. On napilt, kusjuures 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 inimest on pingi peal. Ega üks tahab midagi öelda. Seal staffis nii-öelda, et seal tõesti kogu aeg kellelgi oli midagi öelda, 4 kohtunik tule siia ja räägime nii edasi, et seal... Ja, aga see ei ole asi, see on asi, mis neil nüüd aga pluss ka omavahel. Ehk siis üks etüüd selle avapoolest, kus Curro Torres nagu Frank Liivakuga ja vastupidi, siis ikkagi õiendas, see oli nagu päris minust selline omapärane. Jah, seal oli... Kui ma kuulen seda, et ja vastupidi, see on küll natukene selline mõttekoht. Ja Frank Liivak võeti välja selle... hea, et ta ei võtnud 37, ta hakkas võtma, ta hakkas juba nii valmis. Larsen oli reaalselt valmis. Kaamera võttis Larsen ju, tal oli särk seljas ju. Särk seljas, kaitsmed jalas, ta võttis nuusutas mingid asjad juba läbi endale, et nüüd minek nagu. Nuusutas, ma ei tea, mida see nuusutas, mingi nuuspiritus. See on ju tavaline asi täitsa. Ei no on, Košaga. Kõik ära üks sellega. Aga see oli, lõpuks natukene rahunes Curro Torres maha ka, et seda asja ta ei teinud, et ta nagu mängija nagu, see lükke on kehva. Tõmbad maha nagu täiesti. Ei see, et Curro Torres möllab seal väljaku ääres, see on ju, sellega me oleme harjunud. Aga kui sa kirjeldad nagu olemata seal olnud, eks ole, ma kujutan seda päris täpselt nagu ette, et see on just selline omavahel jauramine, pehkimine ka olukordades, kus ei ole vaja tingimata, et me teame, et ega Levadias nagu pinge on peal kogu aeg. Ei, selles suhtes nagu seal ei ole midagi imestada, see karikafinaali nagu andsid 2-0 edusega käest ära, sa oled liigas langenud ikkagi tiitli
konkurentsist 3 punkti kaugusele lausa on ju, arvestades olukord, et kõik ju ootasid, et Levadia sõidab nagu selle liigaga kevadeks ära juba. Ja liigaks, aga sul ei ole need euromängud väga kaugel. Me ju teame, et natuke üle 6 aja, suts üle 6. Et juba hakkad nagu vaikselt mõtlema, et mis me seal, kuidas me seal. Ja me teame ju, et Levadia suur eesmärk tegelikult sel hooajal, võib-olla see ongi probleem, et sellest räägiti liiga vähe, eeldati, et täpselt, et nagu sa ütlesid, et küll see liiga tuleb, sõidame kõigist siin üle, mis pole küsimustki. Nüüd on sul oleks seal veel mingi Nõmme Kalju või Narva Trans, pagana Flora on ka seal ees veel, ma arvan, et see keerab veel natuke juurde, nagu seda mingi 0,5 kraadi temperatuuri. Et euromängud, see pidi ju see aasta olema, kus ikkagi minnakse põhiturniirile. Ma taon seda mantrat ikkagi lõpuni välja, ma ei ole seda kuskil maha jätnud, aga ütleme, minu enesekindlus tugevalt lüüa saanud praegu, et kui sa mõtled, igasugused tõmblemised koosseisuga on ju, Ani ainustas Valneri asemel, mis oli puhtalt taktikaline otsus. Üldse vaatasin seda koosseisu, et väga huvitavad valikud. Seal olid mitmed vigastusega mured ka, ma pärast natuke uurisin, mis need seisud nagu olid. Ani Valner ikkagi, seal ei olnud mingisugust vigastuse asjad, seal lihtsalt proovitakse, katsetatakse, vaadatakse. Tegelikult, kui sa mõtled, mõlemad on ju olnud siin ikkagi paistnud silma siis pläkkidega. Otto oli vigane. Larsen Turr. Õnneks vist mitte väga pikalt, mis ütlesid Larsen? Larsen lihtsalt varus Turr. Larsenil oli ka väike mure, miks ta siis alustas pingi peal. Turr on vigane. Seal on ju, Ainsalu tõmbas nüüd mingi tagareie probleem oli tal. Peetsonist üldse ei räägi. Peetsonil selgub nüüd ilmselt saate avaldamise ajaks, võib-olla on juba selge, mis tal siis täpsemalt on, et kas seal on midagi tõsisemat või pääses, et seal kui siis tundus sellest, külgside vähenes, tundus vähemalt kaamerakorduses. Ta ise ütles mulle pärast, et ta nagu tundis, et see naks võis käia nagu õhus reaalselt selle kontaktiga, mitte nagu maanduses kuidagi. Sa vaatasid seda videot, et maandudes kuidagi... Ei, mitte maandudes, vaid minu arust oli seal ju, sa vaatasid, kontakt oli seal ju tal põlve, kus tal natuke käis põlv, ütleme siis... Ütleme, ta ütles, et õhus nagu hüppas õhku ja siis jäi seal peaaegu 2 mänge vahele. Seal on, põlveasjadega on nagu täiesti mõttetu siin spekuleerida. Seda enam, et see selgus peaks nagu õige pea saabuma. Aga kindel on ka see, et Peets on nagu tegelikult, ütleme, nalja pärast väljaku pealt minema ja jaluta. Tervise ta ju paarkend minti mängis edasi tegelikult veel pärast seda. Ikka üritas lõpuni ja lisaks tal oli ju enne seda siin ka alles ju mingisugune vigastuse mure. Karika finaalist võeti ju 2-0 pealt 60. istus ta korra maha. Aga see oli mingi teine asi. See oli mingi muu asi, aga ütleme, et siis ongi see, et natuke siit, natuke sealt, eks ole. Tihti ju juhtub, et hoiad mingit kohta ja siis annab mingi teine koht järgi, eks ole. Levadia puhul on see nagu naljaks on võib-olla vale sõna, aga selline omapärane, et tegelikult hooaja, ütleme, esimest 10 vooru, nad olid ju põhimõtteliselt ainus võistkond, kellel mitte ühtegi muret vigastustega. Sisust, ma ei tea, mõni väike võib-olla mure oli, aga sul on vaatad kõige sügavam võistkond liigas ja sul on, kõik on olemas ka. Ja Kurro Torres ju väga palju rotatsiooni tegelikult ei kasutanud. Okei, seal eespool, Musabad ja Tšiirid, natuke oli seal rohkem, on ju. Nipet-näpet, aga ta on ju viimased aastad on ta kõik niimoodi teinud. Ja tipuründes ju, lihtsalt keegi ei suutnud seal nagu kanda kinnitada, sellepärast seal tehti vahetusi. Aga nüüd järsku avastati, et meil on vaja rotatsiooni ka, siin isegi karikafinaali ju järel räägiti, et meil on vaja mängitele mänguaega. Aga see oli 3. mäng nädala jooksul ka ju. No jah, laupäeval oli karikafinaal. Pluss siis see karikafinaal läks ju peaaegu oli 1,5 mängu. Ehk siis see oli siis 3,5 mängu kokku, sealt teistest tuleb ka lisaaega, sul tuli peaaegu 8 päevaga 3,5 mängu. Päris palju. Et mõnes mõttes on arusaadav, aga ütleme, et see oli nagu pigem üllatav, et ta korraga nii palju siis välja vahetas, aga tabeli mõttes ei ole nagu mitte mingit probleemi, aga just mänguliselt, et äkki see nüüd annab midagi, et vähemalt saadi Harju vastus 1-0 kätte, aga mis sa neile mänguliselt ka ette, mis ei ole ju sellist karjuvat probleemi. Jah. Kaitses nad on võib-olla natukene logisevamad, kui me oleme harjunud, on ju. Aga nende põhjustest me oleme ka rääkinud, et tegelikult see lahkunud Fomba oli ikkagi väga oluline lüli. Aga nüüd on natukene, ütleme, mitte neile omaselt natuke palju on nagu rabelemist selle koosseisu ka. Ma loen sulle statistikat ette Harju versus Levadia, siis peale löögid 9-10. 9-10 siis Harjule või? Harju 9 ja Levadia 10.
peallöögid väravraamide vahele 5-3 Harju kasuks. Noh, kui sa mõtled selle peale juba lihtsalt. Palli valdamine 51-49 Harju kasuks. Kas ei ole midagi ette heita? Aga loe mulle siis, loe eelmiste mängudest, sa hakkad nüüd siis probleeme panema ühe mängu pealt. Loe mulle siis karikafinaali ja siis selle, need teiste mängude statistika ka. Levadia Pärnu, on ju. No, palli valdamine 6-34, peale löögid 24. Nii. Okei, raamide vahel 9-2. Nii. No karikafinaalis oli ka vist ikka natuke Levadia kasuks. No, aga mille pealt sa siis ütled, et seal on mingi hull mänguline probleem? Aga kui sa annad ikkagi mängu... Ikkagi see eye-test on nagu teine asi. Sa näed, et see võistkond nagu ei ole väga ohtlik. Kui sa annad initsiatiivi ikkagi mängudes nagu ära ja sellega loovutad punkte, eks ole, või noh, ka karikafinaalis, eks ole, noh, asi oli kontrolli all ju. Ja siis järsku ei olnud ühel hetkel enam. See on minu meelest see probleem, et see loomulikult siin, kui sa paned selle nagu suurde pilti, võtad nüüd ütleme kõigi 10 meeskonna nagu mängupildi ja selle kõikumise, et siis Levadia on ikkagi selgelt seal ülemises pooles, nagu tabel näitab ka, 3 punkti liidrist, see on jumala okei. Aga noh, muidugi me jõuame jälle selleni, eks ole ka nüüd, et aga Euroopas, me oleme seda nii palju ju näinud ka, et meeskonnad, kes noh, Paidegi on seda siin näiteks teinud, eks ole, kellel kodus on päris kesine hooaeg käimas, siis mängivad euromänge ja kõik mõtlevad, et no nii, esimene ring, kõik nägemist, eks ole, ja siis sealt tuleb nagu jälle. Tottenham Hotspur. Võetakse kokku. No, 2 nädalt muideks, teisipäeval 2 nädalt 17. juuni siis on siis loos Meistrite liigas. Levadia, tuletab meelde, ei ole asetatud. Siis, ja sellest esimese ringi vastasseisust oleneb tohutult palju. Nii et jah, soovime head paranemist Rasmus Peetsonile ja vaatame, mis siis Levadiast edasi hakkab saama. Ja kui siin küsitakse seda, et kas ikkagi Kurro Torrest hakatakse nüüd kuskile poole saatma, siis noh, et kui nagu see soov oli, siis oleks selle pidanud, ma arvan, juba ära tegema. Sest, samas praegu on koondise paus. Noh, jah, aga ma just mõtlen seda, et siis, mis me räägime juba 6 aja pärast ongi, eks ole, sul euromängud, et noh, kas sa tahad hakata nii palju muutma seda asja. Et mulle praegu... No see, mis Paide tegi, see oli tegelikult, ütleme, kui taheti teha, siis oli see nagu, ütleme, viimane hetk. Just, suht tagumine. Jah, täpselt. Ja et nüüd, eks ole, ongi, saad paar mängu mängida, nüüd on koondise paus, nüüd saad mingeid asju sättida, siis saad juba hakata vaikselt nagu vaatama selle Euroopa poole ka natuke, eks ole. Ja mulle vähemalt tundub, et Levadia praeguses treenerite tiimis, võib-olla ma eksin, aga et noh, nagu, kas nüüd see näiteks kõige lihtsam liigutus, eks ole, et saadab peatreeneri minema, abitreener jääb, et kas Soto, kuidas iganes, millise nime sealt valima peab, eks ole. Kas ta nüüd nagu on see tüüp nagu, eks ole, noh, ei tea. Mulle miskipärast tundub, et seda liigutust, kui see oleks tehtud, siis oleks tehtud ära juba, nagu, et seda enam ei tehta. No eks saame näha. Nõmme Kaljul küll liigutusi praegu selles plaanis teha ei ole vaja, kuigi nüüd Levadiast on tabelis tagapoole, aga ainult 1 punkti võrra, 31 punktis neil 15 mängust. Ja olukord hetkel ju üsna kena, hoolimata sellest, et siin nädala sees saadi Paidelt 0-2 kaotus ja eile siis pühapäeval Tallinna Kalevi vastu võõrsil ainult 1-0 võit on ju, arvestades seda Kalevi viimase aja ebastabiilsust. Või no mitte ebastabiilsust, on see võib-olla stabiilselt kehvad. Väga stabiilselt, all otsas olnud. Aga noh, Kaljul lihtsalt see kolmapäeval see mäng... Teisipäeval isegi. Ei, kolmapäeval, sest karikafinaal oli ju, võistkond mängis ikka kolmapäeval. Laupäeval mängis karikat ja siis oli 3 päeva. Ehk siis 0-2 Paide vastu, aga noh, see õhkkond seal Hiiul oli teistpidi äge, et sul on Alex Mattis Tamm ja Promis David, mõlemad on Eestis tagasi, Kalju mängul, Kaljul kaasa elamas, said seal vist oma karikamedalit kätte, eks ju, see karikas oli seal aukohal tribüüni ees, on ju, Kita Andreevi Kuju staadionil, minu arust üks aasta kõige ägedamaid asju üldse, mis Eesti jalgpallis on olnud. Mis asi Kuju juba vist, jah? Seal katuse peal. Sai näinud. Kohe tehtud, pandi sinna sama koha peale. Õige Kuju juba. Ei. Pronksis. See tuleb sinna. Miks meil ei ole? Leeni kõrval. Miks meil kellelgi ei ole Kujusid? Mis sinna linna maa peal ikka neid püsti paned? No see kaotus isegi nagu kuidagi, noh, no seal ei olnud varianti, see mäng oli näha, et seal ei olnud, nad olid täiesti tühjad. Nad olid täiesti tühjad. Ja minu meelest ennekõike vaimselt nagu lihtsalt nii tühjad, et noh, see tuleb ikka ette. Aga see oli üldse jah, selline kuidagi rahvaste kokkusaamise koht, Paidel olid, see oli ka kõik kristallid sees selle kohal, eks ole, et kõik tulid kokku üle maailma, et noh, tegelikult nagu äge ju see, et seda me ju tahaks, eks ole, et Promis David, et noh, see vend võiks praegu kuskil hoopis kõrgemates sfäärides hõljuda, eks ole. Oota, siis see oli ka kohal siit või?
minu mõist oli, jah. Mina teda ei tuvastanud, ei näinud. Kinkis selle särgi poolele. See mul oli see kahe silma vahelis, aga minul tekkis selle mängu puhul lihtsalt küsimus, et kui ma nägin seda Promise Davidit seal, et kas on Eesti Premier League ajaloo kõige suurema turuväärtusega publikuga mäng üldse või? Jah, hea küsimus. Ilmselt ei ole ju ühtegi teist mängijat olnud. Koduliiga mängu mõtled? Jah. Premium liiga, jah. Kui sul on 20 miljoni mees, ütleme vähemalt 20 miljoni mees on nagu seal tribüüni peal olemas, siis kedagi teist ju sellist ilmselt ei ole olnud, et Eesti mängijad ei ole ükski Eesti mängija pole läinud ja meil 20 miljonilist venna pole vist tulnud korraga. Meil ei ole vist isegi olnud kordagi hetke, kus me saaks Eesti mängijatest kokku panna 20 miljonit. Ja kas Klavanil oli mingil hetkel oli 5 miljoni eest, eks ju, et ma ei usu, et see turuväärtus kuskil väga palju kõrgemal tal oli karjääri jooksul, võib-olla nooremana suuts kriips, aga mitte oluliselt. Kui me nagu mingeid mineviku väärtusi hakkame kuidagi hindama ja ümber arvutama, siis ma arvan, et Jari Littmanen on käinud mõnel Eesti mängu, aga see ei lähe arvesse. Mitte siis, kui ta oli 20 miljonit väärt, eks ju. Kui kellelgi tuleb midagi meelde, siis kirjutage kommentaari. Tamm ja Promise David kahe peale panevad, oli siis 31 miljonit kokku. Siis ei ka veel juures. Siis ei ka, jah. Patrick Kristel ja kõik jutud on. Et pole paha. Aga see kuidagi see juunikoondise pausi eelne voor, see ongi see, kus sisuliselt ainus, kus see on võimalik, on ju, et sul on välishooajad on lõppenud, mängijad on hetkeks puhkamas või tulemas koondisesse. Jõuavad koondisesse vahetult pärast hooaja lõppu. Just, et lihtsalt kogu see õhkkond lihtsalt seal Hiiul, ma ise käisin ka, jõudsin mängu lõpuks kohale või ütleme sellises viimast 20 minti nägin mängust seal koha peal, et see oli kuidagi väga mõnus vibe oli sellest. Seal oli mingi 800 inimest läks protokolli vist. Seal oli jah ikka seisid püsti tribüüni kõrval. Ülekande režissöörid on ka hakanud leidma neid celebritysi sealt tribüüni pealt üles. Celebrity row tuleb meil teha. Et see ei ole nagu, vaata mingil hetkel see võib hakata nagu häirima, aga praegu on seda parajas korruses. Õigel ajal õiges kohas tuleb neid kaadreid näidata lihtsalt, siis on okei. Võtad suurde plaani. Keset rünnakut paned, siis ei ole hea, aga muidu on äge. Ei, mulle meeldib see, et seda on hakatud nagu ka, see annab kuidagi mängule nii palju juurde, et elu sellist. Aga sellest konkreetselt sellest mängust siis Paide nagu ilmselgelt Vova Vassiljev ja tema meeskond tunnetas, et see on hetk, kus me peame siit võtma selle 3 punkti ja nad olid ikka, oli ju visuaalselt näha, et näljasemad väga konkreetselt mindi sinna Hiiule 3 punkti järgi. Transi vastu ka pidanud ikka võtma, aga ei võtnud. Kummast me enne räägime Transist või Paidest? Kaljust just nagu midagi rohkem, ütleme, tegelikult ju Kalju jaoks oli kõige olulisem see, nagu Pavel Maarin ütles, eks ole, et täiesti läbi, aga võtsime Kalevi vastu selle 1-0 ära, lõpuks keegi ei mäleta, 1-0 oli see viiekas ja nüüd saad hinge tõmmata. Et oleks seal ka need paar latti, oleks sentimeeter allapoole, oleks see seis 3 olnud ja 4 punkti esikohast täiesti okei praegu. Et ongi sellistel hetkedel, kus ongi meeskonnal on füüsiliselt keeruline periood, siis ongi neil on võtta Pavel Maarin, kes lööb oma hooaja esimese värava sellisel hetkel, aitab meeskonda sellisel moel, muidugi ta ei ole, tänasel päeval ei ole ta 15+ väravamees enam Nõmme Kaljus, aga löögijalg on korralik ja kogemust on ka, et sellisel hetkel võtab vastutuse enda peale ja toob ju tegelikult Kaljule 3 punkti koju. Just nii, 4. koht üllatusvõistkond võib öelda vast Narva Trans 4 punkti tiitlist, 1 punkt Levadiast maas 15 vooru järel, meil ei ole enam 5 vooru. Endiselt meenutame neid Kuressaare mänge. Kaks Kuressaare võitu juurde panna ja oleksid tabeliliidrid praegu. Transi puhul me võime sellest rääkida, et neil on kerge graafik olnud siin teises ringis, eks ju. Aga nüüd nad panid selle esimese raske mängu ka veel kotti Paide vastu. Transi jaoks lihtsalt see tõeline, ütleme, lakmuspaber, siis tuleb ikkagi järgmised 3 vooru. Neil oli ju niimoodi, Kalju võõrsil, Flora kodus, Levadia võõrsil on järgmised 3 mängu. Sinna otsa tuleb nende jaoks kõige raskem mäng, Kuressaare. Sest nad alustasid ju nende keeruliste mängudega ja siis mängisid ringi läbi ja siis tuleb ring tagasi ju. See vist vanasti oli nii, aga vanasti vahepeal oli, aga minu arust see praegu enam päris täpselt vist ei ole niimoodi. Üks üle vist mitte, aga suures plaanis ikka. Muidu oleks ju kogu aeg, ütleme, 2 korda oleks 2 korda hooaja jooksul oleks see, kus sa mängid sama vastu 2 korda järjest. Päris seda pöörduvooru vist nagu ei ole enam, aga Transil on nüüd 5 mängu, 5 võitu järjest, et
ja ainus võistkond lisaks Florale, kes nüüd sellest nädalast tuli siis 2 võiduga läbi tegelikult, et ja ma vaatan, ikkagi hea küll, jah, sul on seal Tammeka, Vaprus, Kalev ja Harju, aga ja nende vastu tuleb ka punktid ära võtta. 4, 5, 4. Nii on päris mõnus mängida, kui sa niimoodi lööd, eks ole. Et jah, okei, siin on ka 2 on 2 tükki võrgust võetud, aga kui sa nüüd suudad Paide vastu hea küll viimased mitukümmend minutit 10 mänginud Paide vastu taga 0 hoida, siis see lisab jälle teistmoodi enesekindlust võistkonnale, eks ole. Põrkasin eile, oli vist eile? Jah, eile kaubanduskeskuses kokku Roman Kožuhovskiga, kes võib kinnitada, et isegi siis, kui on provaga poes, siis jalgpall kuskile nagu meelest ei lähe, ehk siis telefon oli käes ja Vaprus Kuressaare mäng käis. Muidugi pead jälgima. Selgest naisele seal mingid asju. Et see, jah, nagu, ja ütleme, ta oli ikka, saad kuidagi aru inimesest, isegi selle tere peale lihtsalt ja mina läksin oma teed, tema läks oma teed, ega sa saad aru, et tal on praegu kõik asjad väga hästi, tal on tipp-top. Et ma kujutan ette, kui oluline see just oli, jah, täpselt, et sa saad nüüd ka Paide-suusest võistkonnast jagu, eks ole, ja lähed pausile ikkagi healt seisult, ikkagi otsene konkurent, eks ole, praegu medali mängus ka, et jah, Transi peab kiitma ja jällegi nagu näide, et kuidas võtta võib-olla võistkonnast välja natuke rohkem, kui seal nagu nimede järgi oleks, et kui me siin hakkasime hooaja eel neid nimekirju ritta panema, siis kõik Levadiast rääkimata, aga Kaljud ja Paided oleks ju seal Transi nimekirjast ees olnud, aga need. Kusjuures Paidet võideti ju ilma Kaboreta, kes vist juba väidetavalt on... Täna õhtul on koondise mäng muidugi. No vot, siis ta oli teel juba ühesõnaga. Tuneesiaga sõprusmäng ja Burkina Faso koondisest, kus ta siis seni A-koondisest pole ju peale veel saanud. Saanud, jah. Mis ta oli U20 vist oli või 23? Mingid noortekoondised on läbi käinud, aga ütleme täna siis on võimalik A-koondise debüüt teha. Mis tõttu siis ilmselt ei olnud siis, või lubati siis klubi juurest eemal. No see on kihvt, et klubi lasi. Klubil on nüüd ju hoovad, et teda kinni hoida tegelikult. Ja, aga selle koha pealt on ka Kožuhovski, et kui sa nagu töötad, oled aus, maakeeli ei jonni ja ei vingu, vaid teed neid asju, mis palutakse, siis on ta ka väga altis ilmselt vastu tulema nii-öelda inimliku aspekti pealt, et väga selgelt, kuidas külakoeral on ta koer külale põhimõtteliselt, et kujuta nüüd ette, mismoodi, kui sa ütled mängijale umbes, et sa saad esimest korda A-koondise kutse, sa ütled, ei, ma ei lase sind sinna. Nagu. Mismoodi see vend sul edasi mängib? No, nagu, kellele sa nüüd jalga tulistad sellega, eks ole. Ja kui sa pealegi vaatad nüüd seda mängu Harjuga, siis kui ei löö Kabore kübarat, siis tuleb Tokee ja lööb kübara, mis seal ikka, eks ole. Et jah, seda nagu võib-olla natuke teisel tasemel, aga mingit sellist sügavust tundub, et on ka Transimeeskonnas täitsa. Ja kui sa vaatad löödud väravate arvu, siis ongi üks seltskond Flora 35, Levadia 34, Kalju ja Trans 31 ja siis tuleb Paide 23, Vaprus 20. Paide, kelle kaitse tegelikult nagu numbreid vaadates jääb Visakas. Flora ja Levadia vahel. Flora 11 palli ja lasknud siis Levadia 13 ja Paide 12. Et Paide peale üle. Selgelt näha, kust nii-öelda king pigistab nagu, eks ole. Aga Paidest rääkides, see võit Kalju üle Vovo Vassiljevi debüütmängus, siis kindlasti hea tunne magus, aga kui sellele järgneb siis kaotus Transile kodus, siis jätab ikkagi pleki peale, eks ju, sel nädalal olgugi, et kes seal Lillander ütles, et uue treeneri all mängime paremini ja parem vaadata ja nii edasi, aga peab nõustuma, see Kalju-mäng oli parem vaatamine. Aga lihtsalt võib-olla jällegi seal lihtsalt Kalju oli sellises konditsioonis, et nad lasid ka natuke Paidel. Transis või? Mis see? Transis või? Transis. Ei, ma ütlen lihtsalt füüsilist pärast seda karikafinaali olid läbi, et nagu me ka rääkisime, eks ju. Aga... Ja ma tahtsin, ühe asja klaarime ära, Siim Luts, vaata, et ma panen sulle siit praegu virtuaalse selle patsu teile. Oli. Tunneme kaasa. Gerdo Juhkam hakkas väljakule minema, Luts pani sulle. Jäi ripakile. Aga jäi otse kaamerasse ka. Ühesõnaga, Gerdo Juhkam hakkas vahetusest sisse minema, tuli sealt pingi otsast. Ilmselt nii jähme täis, vaata, sa oled nii jähme täis, väga tihti ei saa peale ka. Siim Luts oli, hakkas patsu, Juhkam läks mööda, ei näinud, vahel ikka juhtub. Ikka. Ja Luts siis, see ka, et kaua sa nagu jääd sinna, siis
tegema, aga paar korda tegi, aga mitte keegi teine ka nagu ei koputanud juhkumine, et ära jätta meest rippuma. Siis tehakse see klassikaline. Enda käega. Aga selline siis jah, kogu riigi ees Rahvustelevisioonis jäi eetris. Kogu Eesti rahvas naer. Aga Paide puhul mida Voo Vassiljev teistmoodi on teinud nüüd koosseisus? Väravaht, tal on uus väravaht. Uus väravaht on. Marko Meerits ja Prima Tšartšu on pingilt vaadanud neid kahte mängu. Seal jutt on igasugused, eks ju. See on huvitav ju. Klubi ilmselgelt ju tahab ikkagi mingil hetkel dollariteks vahetada selle Tšartšu. Tšartšul mingisugune väike vigastus veetavalt on ka. Mingi haigus ei olnud ka küljes. Ja mingi haigus oli küljes jah, et seal jutt on igasuguseid, aga igatahes intrigeeriv. Sest väga raske uskuda, et Voo Vassiljev tuleb nüüd, et Meerits, ma olen sinuga koos mängi või sa oled minu võistkonnas olnud korra juba Nõmme Unitedis, sina oled mul põhiväravad, Tšartšu, sina mine pese nõusid. Ta ei olnud, et pese nõusid oli pingi peal olemas ju. Siis nagu pidi mitte väga õige olema ja mitte väga vigane. Nojah. Ma ütlen, siit võibki teha igaks omad järeldust. Paidel muidugi sellist nagu tugevat kolmandat väga nagu vist pole ka, et kes neil duublis on üldse seal? Kas seal ei ole mingi Rando Isakar? Isakar vist, jah. Aga lihtsalt... tipptasemel pole üldse mänginud. Tšartšu ja Meeritsa osas lihtsalt võib-olla Voo Vassiljev eelmine hooaeg tõesti oli siis selle Slovakkia tegemistega niivõrd hõivatud, et neid Nõmme Unitedi mänge ei vaadanud. Aga see... Mulle jääb silma protokollis see, et Paidel üks löök raami, et see jällegi... See jäi mulle ka silma ja panin kirja selle lausa. Ja pealelöögid 8-8. Pealelöögid olid üldse pealelöögid raami selle Paide Narva mängus olid 1-2 või? 1-2, jah. 2 väravat tegid 2 peale 2 tõrjet. Seal tõesti... Aga löögid kokku 8-8 viigis, et see ka nagu näitab, et see transi võit on mingi siuke juhuslik, et lööme vasturünnakust ühe ära, eks ole. Seal see teine ka, kes selle teise värava lõi mul? See oli Kožuško vist või? Jah, Kožuško oli, kes selle teise lõi seal ära, mis käega mängu tõttu ära võeti, vaata. Jah, Kožuško. See kuidagi emotsioon, see vabanemine, mis sel hetkel oli, vaata, see oli mingi siuke 88-89 vist. Jah, 7-8. Et see vabanemine, kogu see transipink, kannatan, toodand ja siis jooksed nagu paisu tagant valla. Ja siis varr. Ta võttis särgi ka vist ära, ei võtnud? Vist ei võtnud. Kaarti ei saanud, nii et ju siis ei võtnud. Muidu oleks ikka vajutatud ära sealt, et vahet pole, kes värava loeb või ei loe, et see kaardised ikka. Aga jah, ütleme, toodi maa peale kiiresti. Ja ikkagi Salist nii kogenud mängi ja niimoodi 2-3 minutiga nagu 2 kaarti võtta. Ja küll ta võib seal võib vaielda natuke, võib-olla see teine oli nagu natuke pehme, et Ivan Jušin kukkus kergesti, ära tee seda liigutust. Ära anna võimalust. Nii et jah, Paidel, mis me ütleme, 26 punkti liidrist 9 punkti maast tegelikult juba. Kas see tiitlimäng on nüüd ikkagi läinud? Ei, ütlen ma selle kohta, kui sa vaatad praegu, kuidas tegelikult meil ikkagi see... Kus omavahel mängivad tipud ka? Mis on hästi oluline, nagu minu meelest on see, et siin tegelikult viimased voorud on jälle näidanud seda, et tegelikult ikkagi, kui me mõne üksiku erandi nagu kõrvale jätame, ja isegi kui Kalevil, ütleme, oleks olnud mingi nõks parem päev, oleks äkki saanud Kaljult midagi kätte. Et tegelikult ikkagi kõik võivad kõigilt võtta, eks ole, Vaprus võtab sul siin Levadialt punkte ja jällegi Harju 1-0, eks ole, Levadiaga ainult, et siin võib minna neid, tuleb kellelgi teisel siuke väike mõõn, võidad paar omavahelist, ma ütlesin just enne, et suurte omavahelistega ei tule meistriks, eks ole, saad jälle lähemale, meistriks ei tule, aga ma lihtsalt vaatasin kalendrisse korra, järgmine voor Flora versus Paide. Kui Flora selle mängu võidab, siis kas me räägime teist juttu? Võimalik, jah. Aga selles mõttes, et ma natuke vaidleks vastu, et siin ma olen seda meelt, et sellel hooajal karm väljaütlemine, aga kes annab Kalevile punktid ära? See on, või juhul, kui Kalev peaks võtma kuskilt punkte, ütleme nende suure, ütleme siis viisiku vastu, siis see on ikkagi väga suur üllatus. Aga kõik ülespoole, ütleme, kes seal 9. ülespoole, kui keegi võtab kuskil mingit punkte, siis see nagu nii üllatav võib-olla ei hakka olema. Oleme siis päris täpsed, et tegelikult Paide 3 järgmist mängu, kus juures siis ka nädala sees 15. juuni Flora kodus, 3 päeva hiljem Vaprus ja sellest veel 3 päeva hiljem Flora Tallinnas. Ehk kui sa sealt nagu kumbagi mängu Flora vastu ei võida, siis selle tiitli osas vist tegelikult ikkagi võib küll nagu öelda, et nägemist. Aga... ma ütleks sealt juba
kui see näiteks selle esimese mängu kaotus on 12 punkti vahet, siis ei tee seda tagasi. Jah, tiitli osas küll, jah. Tiitli osas ilmselt küll tõesti, jah. Võt nii, Paidest siis nii palju... Võta 2-2 siis. Oleme jõudnud esimese tabeli poole nii-öelda läbi ekseldada. Teine pool äkki läheb natuke kiiremini, vaatame Pärnu Vaprus siis hetkel 6. kohal. Eile siis said päris napilt võidu kätte ikkagi Kuressaare vastu 2-1, läksid 2-0 juhtima ja täpselt see sama tunne oli nagu selles Tammeka mängus oli hiljuti. Sama seis ju. Jah, 2-1, et kus nagu kõik tundub justkui tehtud, Vapruse jaoks võit tuleb ja siis järsku lubatakse see võistkond ikkagi, vastasvõistkond ikkagi. No selle erinevus oli see, et neil oli tolles mängus Tammeka vastu oli neil 2-0 pealt veel penalti ju, mida nad ei reseerinud, et oleks võinud selle mängu riiulisse ära panna ja kindlamalt selle asja võtta, aga selles mõttes stsenaarium ja see asi läks ju samamoodi ja selle nüüd Kuressaare vastu läks ju täitsa. Kuressaare lõi 2-2, aga mis võeti ka varriga ära. Kui me emotsioonidest räägime, siis soovitan neid Vapruse meeste emotsioone pärast seda väravat vaadata. Seal ikka kes rebis särki ja kes tagus muru ja kes ahastas niisama. Seal ju keegi ju nagu ei näinud, et vahel hakatakse kohe vehkima, aga seal keegi ei reageerinud, kõik vaatasid, okei, värav. No tegelikult kordust vaadates täiesti selgelt ikkagi väravavahi vaateväljas olev mängija teeb jalaga liigutuse palli suunas, et see on rikkumine selgelt nagu oli suluseisus ja seal ei olnud ka mingid sentimeetreid, vaid ta õnnetu lugu, eks ole, jälle kuidas ka, et Andero Kivi, eks ole, lööd värava, oled nagu just kui kangelane, tood meeskonna mängu tagasi, kõik jutud ja siis oled seal vale koha peal ja teed selle vale liigutuse. Ise isegi, vaid see oli ju, kas oli Kivi ju lõi? Kivi oli väravaseisus, just. Et nagu eriti siuke loll lugu. Kusjuures oleks võib-olla tõmmanud ennast hästi väikseks, seisnud niimoodi, siis äkki ei oleks midagi. Klassikaline see ka, et isegi kui teda seal olnud ei oleks, siis ilmselt Nõmm ju ei oleks jõudnud selleni. Ei, vaevalt küll. Aga ta ju tegelikult hüppas isegi ja aga et ta seal oli, ta eksitas, et otsus kui selline oli igati õige, aga jah, et Vapruse meestel ikka tohutu kergendus, sest et see emotsioonilaine käis neist üle, et jälle mängisime maha. Aga kui sa vaatad 3 viimasest mängust 7 punkti, eks ole, järsku on sul 18, oled seal 8 punktiga ees Tammekast. Elu ilus. Lõpuks ei ole absoluutselt oluline, kuidas sa nüüd võtad jälle, et kas sa võtad, eks ole, ja võtsid ära ja kõik hästi nende jaoks. Ja vaata, on hea, et meil on sellised meeskonnad olemas, kus me tegelikult leiavad mängupaiga sellised, ütleme, Pajo ju särab seal Pärnus, A ja O seal rünnaku osakonnas jagab liini taha, jagab vahetab ääri, välja samamoodi, Kapper. Jällegi, et ma ei välista seda, et nad ühel hetkel mängivad mõnes Eesti tippmeeskonnas või kuskil mõnes välisliigas või et mängivad Eesti koondis, seda ma ei välista, seda ma ei ütle, aga need kõik minu poolt nimetatud mängijad, Kapper vist ei ole Eesti tippmeeskonnas ära käinud, aga on käinud proovimas nii Pajo kui välja, ei ole põhjusel või teisel nii-öelda seda läbilööki veel teinud. Aga jällegi seal Pärnus on ju silmnähtavad mängijad kandvas rollis, elavad professionaalse jalgpalluri elu, statistikat teevad, et selle jaoks ongi selliseid meeskondi ka vaja, et loomulikult ma ei ütle seda, et sealt ei ole võimalik ennast uuesti ülespoole töödata ja veelgi vägevam karjäär teha, aga see on oluline, et meil Eestis oleks need klubid olemaski, et pakkuda sellistele mängijatele siis ka seda väljundit. Ja Kristjan Kask hea näide, eks ole, et saad sealt veel saad tulema. Mitte nagu nii süksel 18-aastase vanusena saad ka veel sealt tagasi nii-öelda nagu tippu päris, sest Kask on ju ka tegelikult Floras nagu kunagi nii-öelda just nimelt olnud, eks ole, läbi ei löönud. Aga vaatame seda ka natukene, kes selles mängus väravad lõid, 16-aastane Paalberg, 18-aastane Limberg, et Pärnust kuidagi ikka tuleb igal aastal minu meelest, see on juba selline suhteliselt nagu tavaks saanud, et sealt nagu tiksub peale neid noori poisse, et see on, mängisid ju siin U19 finaalis, eks ole, esmakordselt, et nagu klubi jaoks mis aastal see Paalberg saaks teoreetiliselt U19 finaali päris kaua veel. Seal on ju veel vist mingi see väike erand ka, eks ole, et mõnel mehel seda nagu läbi ei lõigataks, eks ole, et saad mingid vanemaid mängijaid ka natukene kasutada, et tal vist läheb ikka väga mitu aastat veel. Aga ikka päris mitu aastat tagasi ma mäletan, kui nagu Vaprusel ei olnud võib-olla kõrgliigas nagu need parimad ajad ja siis juhtus korra või 2, kui küsisin Karl Palatu käest, et kuidas nagu
rahul ja Palatu viis alati kohe juttu väga õigesti sellele, et oot, esindusmeeskond on üks asi, aga klubiga ma olen väga rahul, meil läheb väga hästi. Vaatad noorteklassidest tulemusi, vaatad neid asju, tegelikult oleme ausad, see on olulisem isegi mõnes mõttes. Kas sa nüüd oled seal premium-liigas, selge on see, et kui need sellised ekstreemhooajad kõrvale jätta, siis Vaprus, pigem ei ole meeskond, kes nagu medalimängu sekkuks. Selleks tuleks mingi tohutu finantsiline hüpe ikkagi nagu teha, eks ole, et nad seda stabiilselt suudaksid. Et oleks, ma ei tea, kas või Narva Trans, eks ole. Kõvasti, Pärnus oleks vaja kõvasti Volvosid müüa, siis saaks. Pärnu rahvas, ostke Volvot. siis saaks. Aga... Tervitsed, Jaak. Just. Aga jälle, et on ka üks mees, eks ole, kes nagu nii kaua on vedanud ja kes on tegelikult ju nii, ikkagi võrdlemisi nagu avalikkuse silmis pildist maas. Et siin selle U19 ajal leitida üles tribüüni pealt ja siis saad nagu aru, et minu meelest oli küll. Ta on väga nõrga närviga, aga siis ta on taustal ikkagi aitab Palatut ja toimetab seal ja juhatuses vist on ja ta on öelnud ka, et tema ei suuda isegi siin Eesti liigas neid mänge nagu staadionil väga vaadata. Siis tuli nagu tulla, ma arvan ikkagi. Minu meelest oli tema, kui ma tõesti ei eksi, aga näed, et seal ikkagi ka seal Palatul ka füüsiliselt ei näri küüs ja saad aru, et sisimas närib tegelikult, eks ole, et seda on äge vaadata, et see läheb korda neile, eks ole, seal ongi tõesti need, et Palatusugune mees ka, kes on nii kaua seal olnud, et sa oled näinud, kuidas mingid vennad sellisest pikkusest sirguvad, eks ole, meesteks, et mõni läheb sealt veel võib-olla kuskil edasi ka, et see on see tegelikult, mille najal nagu jalgpall püsib. Mitte tingimata ja ma ei kritiseeri siin kedagi, eks ole, ütleme, Eesti tippmeeskonnad peavadki natuke teistmoodi nagu asju ajama ja mõtlema nendele eurosarjadele ja kõigele, aga mitte see, et sa tood nagu uusi mehi kogu aeg kokku, vaid see on see, et sul on päriselt see kogukond, eks ole, et sul need Promis Davidid ja kõik need tahavadki tulla Eestisse tagasi sõpradega kokku saama, klubi tänama, eks ole, et see on see jalgpallikultuur, mida me tahame nagu Eestis ka näha ju tegelikult. Jah, läheme edasi vaikselt. Harju Ilka Laagri tabelis järgmine meeskond 7. koht, 14 punkti 15 mängust. Möödunud nädalast küll 2 kaotust, aga ma ütlen, see laupäevane mäng Levadiaga tegelikult siin statistikat lugesime, et lõpus ju ka Levadia ikkagi suruti nii-öelda oma kasti ja ei olnud seal küll ühtegi sellist super momenti, et nüüd oleks pidanud ära lööma midagi sellist, aga tegelikult ei pidanud Pea Norrus plasit lahkuma kuidagi. No ja Transi vastu ju näitasid ka sisu tegelikult, tulid 0-3 pealt 2-3 peale, et oli nagu täitsa varianti sellest mängust ka midagi päästa, et võib-olla ärkasid natuke hilja, aga kui sa vaatad nagu, et Levadia ja Trans, eks ole, sa suutsid mõlemale sellise korraliku lahingu anda, siis hambaid näidata. Jah, hambaid näidata, siis ei ole nagu häda midagi ju Harjul. Harju pingi peal oli mingisugune punase kitliga naisterahvas. Kodumängu korraldaja. Kodumängu korraldaja. On pingi peal ka on siis, jah? Kusjuures ma olen vaadanud, ta vahepeal on nagu pingile üles antud, ta vahepeal ei ole. Seekord ta minust ei olnud ta üles antud näiteks. Ei olnud. Aga pingi peal oli. Ma nägin esimest korda, ma polnudki varem näinud. Kes seal pani numbrid. Siis tekkis küsimus, et kas... Asjapulk seal, jah. Okay. Levadia vastu oli täitsa olemas, ma vaatan protokollis. Ei, ma ütlen, ta nüüd oli või? Paberprotokolli peal ta talle kusjuures. Veebis on täitsa kirjas. Et eks see on nagu natukene ka see, et seal klubis ei ole mingit meeletut staffi, eks ole, et siis ongi nagu see, et aitad. Kui Ken Kallaste sobib Levadia pingi peale sinna, siis... Ei, töö käib Harju, arusaadavalt ju, ega seal see nüüd ei muudagi, et nad kaks kaotust jutti said, et seal käib siuke süstemaatiline, mingi siuke heas mõttes tuim töö tegemine, areng on ju näha, see karjub näkku tegelikult Harju mängijate, nüüd meeskonna ja mängijate nagu siuke ilmselge kasvamine tegelikult, et ma ju iga nädal ma siin tambin seda, et nad teevad jalgpalluri liigutusi, nad teevad ägedaid asju nii individuaalselt kui meeskondlikult, et midagi seal õigesti tehakse. No ja Harju mängud nüüd need tulevad siin pärast koondise pausi 5 mängust, seal on 1 Kalju, aga muidu on seal Tammeka, Kuressaare, Vaprus, Kalev, et need on nende mängud. Need on need mängud, kus pannakse paika, kas hakatakse ülemineku mängule konkureerima või siis ollakse kindel püsima. Kui praegu, ma arvan küll, ja kui praegu vaadata, nagu okei, see ei maksa midagi, eks ole, aga mängupilti seni, siis nagu Harju on ikkagi... Harju ei mängi nagu meeskond, kes peaks pelgama siin ülemineku mänge. Loomulikult need asjad tuleb väljakul ka ära vormistada. Aga ma arvan, nende jaoks väga oluline oli see, et nad said alguses need oma mingid need punktid kätte, mis nad kuskile turvalisusesse tõstsid, eks ole, ja ka nende punktidega tegelikult, kui konkurendid oleksid kõvemad, võiksid sa olla kuskil seal kõõluda praegu seal ülemineku mängude piiri peal.
et see andis nagu neile seda töörahu minu meelest, et noh, et mis me teeme, on õige, teeme oma asja, küll tuleb ja see on nagu näidanud ka, et tulebki tegelikult. Oota, aga mis sa ütlesid, mitu vooru mängitud? 15 on praegu. 15. Ehk siis 3 pärast on pool ja palju neid punkte oli? Neil on 14 punkti või? Harjul on 14. Ja oma esimesel hooajal said nad, kas nad 23 või? Ehk siis praegu meil 9 minna. Pool. 23. Jah, et ütleme, et päris palju tööd on veel teha, et tegelikult see 23 punktiga kätte saada. No mis on siis, 9 punkti on vaja 21 mängust. Jah, aga need on vaja saada. 3 võitu 21. Üks mäng 7 võidad. On vaja saada. Vaja saada, aga vaatame ikkagi natukene nagu seda ka, et kui palju saavad sul seal Tammekad ja Kalevid, eks ole, et seal nagu... Aga kui sa teistpidi võtad, siis nad praegu liiguvad 33-4 punkti rütmis. 10 punkti rohkem. No aga täpselt, võtame kõik need jutud kokku sellega, et need punktid on vaja saada. Punktid ongi vaja saada. Vahet ei ole, kui hea sul see graafik siin tulemas on või mis sul on selleks. Rääksin Kalmar Liiviga paar sõna pärast laupäevast mängu, siis ta ütles ka, et meil nagu naljaga pooleks, et meil nagu suvel pole kedagi juurde vaja tuua, sest meil need vigastatud mängijad saavad lihtsalt terveks ja et seal on ju Kriis on vigane praegu, seal on Kartau vigane, eks ju, see üks välismaalane Jakubu ei ole siiamaani saanud viisat, eks ju, et Totar olukord tegelikult sa maksad nagu mängile palka selle eest, et ta kuskil kodumal treeniks pool aastat praegu. No nad peavad natuke silmaga sellel peale hoidma, et keegi ei tule kossja. Ei, no kindlasti on juba tuldud, eks ju, et nii Eestist kui välismaalt kiirelt vaja lepingut uuendada tipuründajaga ja panna väljastu klausel sisse, ongi asi jänts. Jah, midagi sellist, eks ju. Nii nagu see nagu normaalselt tegelikult käima peakski. Miljard. Jamalli eeskuju. oli miljard vist. Seal on jah. Võib olla küll. Vanas lepingus oli miljardid. No need summad ongi vaja ulmeliseks panna sellepärast, et mõned aastad tagasi need ulmelisena tundunud asjad ju see Neymari 222 miljonit, eks ju. Teeme pulli, paneme 222. Mingi ümmargus ilus. Aga tegelikult on see ju, ma ei tea tema lepingu, Erme lepingut ma ei tea, aga see nii käib, et kui sa mujal maailmas ja kui sa teed nii tugeva hooaja alguse, siis suga kiiresti lepingut pikendatakse, muudetakse neid tingimusi, okei, palganumber ka selle võrra tõuseb pisut, aga sellepärast neid asju tehaksegi. FC Kuressaare, 8 koht, 13 punktiga siis Harjust maas, aga samas 3 punktiga Tammekast ja 6 punktiga Kalevist eespool. No mis nende kohta öelda? Võib-olla kui lihtsalt puhtalt numbrit vaadata, siis ikkagi hakkab silma, et juba vähe väravaid lüüaks, et 14 väravat 15 mänguga. Aga neil Männilane lahkumise järel sellist konkreetselt ju tõestanud ja head tipuründet ei olegi ju võtta otseselt. Jah, juba see isegi näitab, et seal nüüd vist viimastes mängudes on pigem Kivi alustanud, aga et seal vahepeal oli kogu aeg üks mäng Kivi, siis Lipp, siis Kivi, siis Lipp. Ja jah, see mängu lõpud on ka ikkagi olnud nagu selgelt neil see küll seal lastakse endale ta luges seda numbrit ette. Küll seal lastakse endale ja küll seal võetakse varriga oma värava ära kõik ja jutud. Viimane veerand tund 2-10 värava. Ja ma mõtlen just seda ka, et täpselt, et sul tulevad seal päris viimase sekundi mingid väravad, sa ei jõua enam päästagi, eks ole. Esimesed pooled ise, kellega Paidega oli neil vist hooaja alguses, eks ole, see, et sa lööd ise 90 pluss ja lased ikka vastu panna, eks ole, et need just söövad ka lõpuks, eks ole, et selles plaanis isegi minu meelest Kuressaare on nagu vaimselt püsinud päris tubli ja tugev, et eks neil see üles-alla käib, et siin Kalju vastu suhteliselt mannetu mäng nagu 0-4 Flora vastu väga tubli mäng, aga ikkagi 1-3 lõpuks jälle, nagu enne rääkisin, eks õnne ka ei olnud mingites olukordades. Siis Vapruse vastu jälle nagu õnne ei ole, et kuidagi see sportlik õnn on ka neid maha jätnud, aga et lõpuks ikkagi mingil määral see ju ei ole siis juhus. Kui sul neid nii palju on. Korrad on need arvuturud tagasi, Kuressaare esimesed pooled 8-8 väravate vahe ja teised pooled 6-21. Seal ikkagi selgelt on see teine poolega ja mängu teine poolega. Mis on mingis mõttes ka ju loogiline, et kui sul on ikkagi tegemist sellise pool profi võistkonnaga, eks ju. Siis pingi pealt sul tuleb tahtmata, sa hakkad vahetusi tegema ja siis hakkab see rütm ka natuke kaduma. Õhuke on see võistkond ja jah. Aga vaatan siin jälle mõlemad mängu vaatasin seal ja siis kui ise mängid ja siis nad loobivad seda pick-out'i, siis palju võib nagu päriselt. Aga nüüd vaatad nagu telekas, vaatad päris kihvt.
see konkreetne nagu võte on ju. See on väga konkreetne võte, no selle leivategijal on päris ikkagi tummine out ju. See on ikka täitsa hämmastav, kuidas nagu, siin see oli vist see Kuressaare Flora mäng, kus nagu lõõbiti juba, kommentaatorid ka nagu lõõpisid, et ikka leivategija mingid jutud käivad umbes, et võetigi niimoodi, et kuule, mul on üks vend, kes jube hästi out'i viskab, et lihtsalt võta korra trenni, las ta näitab nagu, eks vaatad, mängida oskab ka veel lisaks sellele, et siis muidugi võtab. Oota, kes see niimoodi võttis? Et Kure nagu oleks, ei võtnud muidugi tegelikult, aga aga lihtsalt see, et ongi ju mehed lähevad järjest ära, eks ole, sul siin mis Tammeka, see oli Tammeka Flora mäng siin, kus oli vist veel 1-2 oli seis ja siis oli lõpus oli mingi variant ja siis vaatad, opa, Miil võtab palli, läheb siin lille, kuidas keegi juba, seda ei pidanud tegema, seda kuivatamist, selle jaoks tuli pingi pealt kohe just välja vahetatud Akaki Gvineria, Giacomo Geri, kes tegi vastu oma särki, tegi selle puhtaks, siis andis palli. Kõik on läbi töötatud, läbi mõeldud. Kuskil nägi mingit nalja, et vaata, ma ei tea, kas seda taheti eemaldada või mingi teema oli igatahes emojid on, vaata see raseda naise emoji on ja siis mingit tekkis ka raseda mehe emoji on ju. Siis keegi kuskil ütles, et mingi justkui teema oli seda raseda mehe emojit taheti eemaldada ja siis keegi oli jube panus, et mis asja, see on Roori Delapi emoji. Jätke rahul. Aga raseda mehe emoji. No see on suure kõhuga mees. Õllekõhuga mees. Ma juba ootan, millal Eestis hakatakse ka seda tegema, vaata, kus see leivategija emoji on siis. Kus see Stoke käis mängimas, kus ju ilusti oli näha, kuidas piirdel lähemale City vist oli võis olla. Minu arust. Et ootame millal Eestis, eks ole. Aga tõesti, palju seal Vapruse vastu oli, vist mingi 9 tükki oli neid. Tegelikult tuligi värav lihtsalt. See viigivärav, mis ära tulistati, tuligi sellest, aga kus just sama mängu abikommentaatoriks oli Marko Leelov, kes on siis Arte jalgpalliakadeemia juht, eks ju, ja siis tema käest Tarmo Tiisos nagu mängu ajal küsis ka, et leivategija ka vist on sealt ju pärit, et kas te nagu harjutate ka neid reaalselt, on ju. Ja siis Leelov rääkis, et mis asja, et mõnel mehel lihtsalt ongi süke, ja mingit eraldi trenni küll ei tehta, topispallid ikka kõik ju teevad, on ju, aga ma iskaks mõtlema, et nagu, kui sul nagu selline relv kasutad, et kriminaalne, et sa ei arenda seda või ei aga mida sa arendad seal, võtta leivategi, mida sa veel arendad? Et see on nagu välja kujund, seda ei saagi. Nagu sa selle arendad mida, pikemaks või? No veel pikemaks, veel tugevamaks. Mis sa viskad teise nurgalipu juurde? Ei, sa viskad täpsemalt viskad. Täpsemalt sa viskad veel teravamalt, viskad veel ebamõeldivamalt ja seda saab ju, see ei ole ju niimoodi, et kui sa seda lööd karistada seda ei harjuta. Aga miks sa ei peaks seda harjutama? No mitte niimoodi, seda ei harjutate niimoodi, et meil on täna nüüd Audi viskamise trenn, et seda niimoodi teha. Ei no see on ikka individuaalne. Ei no sul on mõni vend, kes viskab auto. No mina ju loopisin ka neid, ma ei ütle, et mega pikk auto, aga ma pigem viskasin, aga me harjutasime, meil olid teada, kes viskavad, see on rohkem tehnika küsimus kui mingisugune tooli jõu küsimus. Tehnikat harjutadki. Aga see harjutamine ongi selline, et sa võtsid seal võib-olla, tegid 3 viset topispalliga, Audi viset. Ja siis võtsid kõrvalt tavalise jalgpalli ja siis see jalgpall tundus nagu hästi kerge, sul oli käe sees ja viskasid siis... Harjutusid käis ju? Ja see on 3 korda. Ei no aga see võiks... No see on rohkem kui 0. Jah, rohkem kui 0, aga seda ju... See on ju konkreetne nagu võte mängus. See sama põhimõtteliselt, mis sa ütled, sa ei harjuta standardolukord. Ei no sa harjutad muidugi, sul on ju mängus on, ma ei tea, palju see keskmine on 40, Audi viset on 2 meeskonna peale kokku. Et see iga auto on tegelikult väga keeruline element, et see jalgpallur nagu kätega viskamine, see pole võib-olla kõige ägedam asi, aga aut on nagu tehniliselt tegelikult, no esiteks on ta ülioluline ja teiseks on ta nagu ülikeeruline asi, mida omada. See on ju naljakas, et kui nagu vaatad isegi nagu mitte see, et ma viskan sealt küljejoone tagant kuhugi kasti välja, aga päris palju on nagu sellised jalgpallurid, kes muidugi jalaga on päris osavad, aga pane külje auti viskama ja siis mingi sükk asi tuleb. Kuidagi nagu jookseb täiesti koordinatsioon, juhe kõik kokku. Nagu. Ju siis on see, mis sa ütled, et ei oskagi käega, et pole harjunud. See on mingi eksperimendi küsimus, kusjuures peaks tegema mingisuguse katse, võtame leivategi ja võtame tavainimesed kõrvale või tavajalgpallurid. Ja siis sinna kui kaugele viskavad. Leivategijal on ikka kettaheitja. Või ma ei tea, kus Magnus Kirti käsi on terve. Kirti ma ju ärme hakkama joskuma inimest. Aga leivategija viskab ikkagi päris jõuliselt, jah. Aga ta ei ole ka selline Ott Kiivikas ju ei paista välja. Ei, no minu mõttes ma mõtlen, kas on rohkem nagu kehas või rohkem kätes? Mulle tundub, et see on nagu... Seal on nõks kätte saada. Kõrvalt vaadates mulle tundub, et seal ei ole üldse küsimus nagu see, et sa pead
nagu jõusaalis seda lihast hullult pumpama, vaid just see, et sa nagu pall on õigesti käes, ta võtab nagu, kui sa näed selline nagu hea see, ta võtab nagu Kuressaare puhul alati tuule alla, eks ole, aga et tegelikult ta lendab. Tuult alla ei tasu võtta just. Sest kui sa viskad sükest pehmeaudi, seda on ju lihtne kaista, kui sa viskad sükest terava, nagu teil lapp viskas nagu teravõtt. Et see pall nagu jääb nagu õhku püsima. See on nagu ebameeldiv. Ja seda ma kujutan ette on kaitsta ka nagu hästi pastik, sest sa ei saa aru, et millal ta nagu, kuhu ta nüüd nagu alla tuleb, kuhu ta lendab täpselt. Eks seal on palju olulisem tehnika, et seal on, ütleme, auti sa saad visata niimoodi, et sa paned vasaku ja parema käe, paned pallile nagu mõlemad paned külje pealt. Saad aru, et sellist auti sa väga kaugele ei viska, ehk siis need pika audi vennad, see on siis, ma ei tea, kogemuse, tunnetuse, harjutamise küsimus, et kui kaugele ja kohtunik ka tuleb siin mingil hetkel sekkub, et sa paned ikkagi palli taha, paned need käed. Ja siis sa saad selle palju kaugemale visata. Ja pluss siis seal need sammud ja kui palju sa hoogu võtad ja kuidas sa vana aja vibuna, et audist sul peab ka mingisugune kerelihased peavad tugevad olema, ehk sul kogu kehast tulev jõud rakenduks sellesse hetke, kui see pall käte vahelt minema lendab. Ma kujutan ette, et ma ei tea, mingi odavisketreener või keegi nagu ilmselt oskaks seda vaadata täpselt, et kui keegi ütleb, et nii, ma tahan nüüd õppida ka korralikult, nii nagu leivategija viskab, auti viskama, et tegelikult mingist sellisest kergejõustikutreenerist ilmselt ma usun, et see mingi mehaanika on sarnane vähemalt, et oskab nagu vaadata, et mis keha sa saad just selle, seal on ju ka see, kogu keha jõud rakendub. Vaid sa viskad kehaga, eks ole. Sest ma kujutan ette, et seda on ikkagi võimalik arendada seda oskust, et see ei ole niimoodi, et kas sul on või ei ole see võime, et ei, su point on nagu õige, et kui sul on, kui ongi noor jalgpallur, kes tahab kuskile jõuda, siis see on ju ülihea relv, Rauli Talp ju naljaga pooleks räägiti, et ainult sellepärast oligi väljakul, et tal oli see võime, et jah, et sõnum nagu noorele mängijale võiks olla, et kui sul on mingi selline trump, on siis audivise või miski muu, et siis tööta sellega, nagu arenda seda, eks mitte see, et mis on siis on. Olgu. Tartu Tammeka. Poleks arvanud, et audiviskast 5 minutit räägi. Ei, kus see on jumala äge nagu eksperimendi koht, ma arvan, või niisuguse detaili võtta see asi. Tartu Tammeka detailid otsustavad, nagu me teeme. Sai siin eksperimente kõigepealt tee see NATO test ära, kaua ma ootan. See jutud on, et võib-olla liigub sügisesse see. Töö käib taustal. Miks sügisesse peaks liikuma? No seal on kaitseväes on mingisugused muudatused toimumas. Struktuurides. No seal mingid inimesed vahetuvad. Sa ei tee nalja, et meil on ikkagi ma ei tea. Kõige kõrgemal tasemel on asjad käima lükatud. Ma ei ütleks, et see kõige kõrgem tasem. Meie jaoks on see kõrgem. Aga meie jaoks, meist kõrgemal tasemel. No, kaitseväe tasemel. Mis on veel kõrgemal nagu kaitsevägi? Hea küll. Tartu Tammeka 5-0 Kalevi vastu nädala sees tabeli keldrikorruse heitlus ei olnud kahtlust, kumb selle mängu võitis selles suus lõpuks. Kogu lugudamise juures Tammeka vastu siis 5-0 tegi Kalev endale ise selles mängus. 3 punast kaarti. No nii, rääkige see lugu nüüd ära. Rääkige oma punaste kaartide lugu ära. Jürgenson oli seal, kus jagati mitu kaarti. Ei olnud plaanis. Sa tuletasid meelde, no kõik on muidugi sinuga seotud olema. Ei, päriselt ei olnud. Käsi süda. Kangur hakkab alati. Meil siin laua taga on üks vend, kes on osalenud mängus, kus oli 4 punast. Kripeldab sul sellest karikafinaali kommenteerimisest, ma näen. Mina sain seal oma madalat ihat rahuldatud täiesti, sain ära öeldud jälle Jürgenson 3 punast, kõik on hästi. 4. Jah. No vaat oligi 4, mis me sellest räägime, ainult 3 võttis Kalev. Aga 3 võttis üks võistkond, eks? Pluss, eks ole, siis jällegi seal üks Vetkali arusaamatu tegutsemine, istuli kukkumine. Teist korda põhimõtteliselt juba. Et noorest poisist kahju natukene, et see läks ei mängi nagu keegi jalgpalli, et meemiks saada kuskil, aga ütleme siis nii, et mis ei tapa, teeb tugevaks. Loodetavasti see Kalev ajab pea püsti nagu. Esimene võistkond, kes sel hooajal ka 3. värava on saanud platsil, et Lepp on ju vigane, Vetkal sai siin punase ja nüüd ongi Liiker mänginud, eks. Ma ei tea, kas Tammeka või Kalevi kohta on midagi üldse nagu pikalt öelda. Kalevi jaoks see 0-5 lihtsalt see oli võib-olla üks kõige kohutavamaid lagunemisi, mis mina nagu viimast ajast üldse mäletan Premier League'as. Ei, no küll, jah. Kui sa 3 punast otsese konkurendi vastu 0-5 ka, eks ju, üks oli vist veel see, et sul tuleb varumees, võtab 2 kollast nagu, üks oli vist kiirelt ka kaps, võib-olla midagi sassi. Võis olla küll, jah.
kes jõuab seal mäletada, eks. Kalevi jaoks kõige positiivsem on see, et need selliste mängude juures ja olles lasknud 48 väravat on siiski tegelikult puhtast püsima jäämisest endiselt ainult 6 punkti kaugusel. Ja üleminekumängudest 3 punkti kaugusel. Üleminekumängudest 3 punkti kaugusel. Kuigi muidugi 3 punkti võib-olla sind 3,5 punkti kaugusel arvestades seda, et omavaheline nüüd saadi 0-5. No jah, aga ikkagi. No ega kerge ei ole neile, et siin nädalavahetusel ka sattusin, nad ju treenivad seal Kadriorus harjutusväljakul ja lõpetasin oma jooksuringi, siis astusin ka korra neile kontorisse, väljaku kõrvale. Ja siis Alaga vahetasime paar sõna ja siis ta ütles, et nii nad toimetavad, et alla ei anna, polnud väga tal seal neid, ütleme, ma ei mäleta, mis värvi see staffi riietus oli. Ülemäära palju tal neid inimesi seal ei olnud. Jälle sinine vist või? Et teeb kõik endast oleneva, et polnud tal oli seal äkki väravahtide treener, kes käib abis ja siis oli üks Lindpere on aegalt mingil olnud seal. Ja Lindpere ka mingil hetkel. Mänguvälised kommentaar on. Et natuke näitab, eks ole, kuidas. Teeb palju, tal on peatreenerist rääkides, Alo Prängu ongi praegu üks ametikoht ja siis esindusmeeskonna treener, peatreener, aga nüüd ju, ütleme, isegi minugi jaoks üllatavalt positiivsed märgid olid tegelikult Kaljumängus, et oleks sealt oodanud ka ju, et tuleb ikkagi vähe rohkem kui üks taha, aga nagu Danil Sotšukov ütles, et see võitlus on miinimum, mis me teha saame, eks see nii ongi tegelikult. Võitlus on ka see asi, mida seda ei treenita nagu eraldi, et see, kas võidelda oskab ju, Kristjan Jaak oskab ka võidelda, et hambad ristis, mis sest, et ei oska, aga üritad ja teed ja hüppad ja kangutad ja rammid ja lükkad ja tõmbad, et seda ei oska igaüks teha. Mis ma olen nagu aastaid rääkinud, et Kalevil tegelikult see vaimne tugevus, eks ole, see, et sa ei lagune laiali omadega, et see on neil olnud, mõni mäng läheb aia taga, siis aia taha siis tuleb nagu järgmisest uuesti nullist minna jälle, mäng korraga ja lihtsalt tõed, aga nii neil ongi praegu. Vot, Tammeka puhul lihtsalt tahaks võib-olla välja tuua selle, et 5-0 võidat ja Tristan Koskor ei saanud seal vist mitte midagi kirja, ei ühtegi väravat ega söötu ja Koskor Basher ju alustasid hooaega suhteliselt selliselt lennukalt ja Koskoril on nüüd päris pikk ikkagi. Loora vastu jäigi pingile, kuigi väravat oli justkui vaja. Et Valtna on nüüd ühe ründajaga mänginud, eks ju, kui Basher on olemas, siis Basher alustab ja Koskor on tulnud üldiselt vahetuses sisse, nüüd ei tulnud üldse vahetuses sisse ja kuidagi Koskori koht nagu Tammekas on ootamatult löögi alla sattunud, võib-olla Basher läheb just tegi uue 3-aastase lepingu. Et ma ütlen just, et ta ju tegelikult sõlmis uue lepingu just, et see koht võistkonnas nagu on ootamatult kuidagi, või roll on ootamatult kahanenud. No me ei tea, aga võib-olla on mingi väike vigastus, mis segab või miski, aga vaatame. Jah, Raul, ega see ei garanteeri sulle see, et sa 3-aastase lepingu teed, ei garanteeri seda, et sa oled ju põhiründaja. Ei, seda muidugi. Nad teevad iga päev trenni, seal ju inimesed, kes on jalgpalli sees, on ennast harinud jalgpallitreeneriks saanud, nad ju teevad iga päev trenni ja kas ma ütlesin, et ei tee? Ja otsustavad selle pealt, kes mängib, et ju siis seal võib olla ka alati see, et pole piisavalt hästi trennides esinenud ja nüüd oled pingil siis. Jah, ma tahtsin sellest ära märkida, et Koskoriga on sedapsi. Tee tublimalt trenni ja löö rohkem väravaid. Lihtne. Jah. Räägime koondisest ka natukene, Eesti koondis ju koguneb täna juba ja ees ootavad siis mängud reedel Iisraeliga ja järgmisel esmaspäeval Norraga, mõlemad kodus A. Le Coq Arenal. Koondise koosseis tehti ka teatavaks ja siin on veel muudatusi ka tulnud, üks muudatus vähemalt, siis Joonas Tamm on siis eemal ja teda asendab Brent Lepistu ja ilmselt on oodata siis veel ühte muudatus seoses Rasmus Peetsoniga, kes tõenäoliselt siis vigastuse tõttu ei saa ka liituda. Kes sinna asemele kustutakse? Kolopov? Kes? Kolovovi viimases mängus ei olnud siin koosseisuski Flora, ka mingi tervisemure. Jah, valmistus. Kolopov pakkis kotti kodus. Ei, Oota, kui Peetson ei saa tulla. No siis on Tammik. Tammik oleks nagu selles mõttes loogiline, et Tammik nüüd mängis, eks ole. Mängis. Aga see oli esimene põhikoosseis mäng liigas vist üle mingi 2 kuue. Et Tammiku kohta, millal see pressikonverents meil siin oli, eks ole, eelmise nädala keskel. Jah, vist.
et siis Jürgen Henn ütles, et noh, ega nagu muud põhjust ei ole, kui lihtsalt see, et ta on Levadias põhikoosseisust välja langenud, eks ole, siis oli nagu selgitus, et miks on Tõugjas ja miks ei ole Tammikut. See oli siis üks väheseid muutusi võrreldes kevadise aknaga. Aga noh, Tammik on ka ju vasakujälgne, eks ju, et no lihtsalt kui suht lihtne loogika nagu ütleb, et noh, kust sa siis nüüd teda otsima lähed, eks ole, kui sul selline mees on olemas ja ta nüüd tõesti sai, ega ta on ju esiliigas mänginud, eks ole, ka minu meelest, et päris nagu pinki pole süganud, et täitsa mängupraktikat ta oleks. Ja küsimus, lõpuks on ikkagi, me räägime mängist, kes ilmselt kummaski mängus peale ei saa lõpuks, eks ju, aga noh, lihtsalt huvitav on vaata, kes siis nagu võetakse sinna, et noh, Baranovit sa ilmselt ju ei võta. Ja aastaid hiljem mängib see kätte sellise olukorra, kus Podoljužini ühes hotellitoas viibimine maksab päris valusalt kätte, niimoodi lõppkokkuvõttes. Selgita siis ära, mida sa sellega mõtled? No, et kui sa vaatad tänase päeva Eesti kõrgliga keskkaitseid, siis kindlalt on seal top 3 Maksim Podoljužin. Aga keda ei kutsuta Eesti koondisesse, kuna tema ju mõisteti... Ta mõisteti süüdi, ikka ta oli ju vahepeal isegi keelveva pettuste teema. Ta oli jah, aga noh, ma ei tea, kas ta on seda ise intervjuus öelnud või kuidas temaga see lugu oli, et tema mitte ei olnud seal osaline, vaid tema lihtsalt jättis teavitamata, kuna tema sattus samasse tuppa, kus sellised arutelud käisid. Ja kuna ta on selline lihtne poiss, siis mängis oma seda mingit endot edasi. Aga näed, tänasel päeval oleks ilmselt koondise poiss. Aga nendel süüdi mõistetutel, ükskõik kes on kunagi korra mingilgi määral selle asjaga seotud olnud, süüdi mõistetud neid inimesi või neid mängijaid koondise peatreener oma valikusse ei saa valida. Tähendab, see on Jalgpalliliidu poolt mis öeldud. Oleme ausad arusaadav. Olah kirjutab ette, kes ei ole. Aga oleme ausad, see on arusaadav selles suhtes, et see tollal nagu oli vaja näidata, et selline asi ei ole okei. Lihtsalt huvi pärast tegelikult, nagu, kas see siis peaks nagu kehtima, see oli ju ikkagi üle 10 aasta tagasi, võib-olla praeguseks hetkeks. jah. Ma ei tea, kas see nagu kohe oleks nagu skandaal, kui Podoljužin võetakse praegu asemel. Ma arvan, praegu keegi ei kobiseks. Minu jaoks on siin väga palju aega mööda läinud. Minu jaoks on siin väga oluline vahe on see, et kas sa nagu ise tegelesid millegagi või see, et sa nägid, kuulsid, aga ei öelnud, sest me teame, et üldiselt spordis on nagu see, et mis on riietusruumis ja nagu omavahel see sinna jääb, eks ole. Et see ei pruugi olla õige, sellises olukorras ta loomulikult ei ole õige, kõikides olukordades ta ei pruugi olla õige, aga et ma saad aru, miks noor mängija nii teeb, eks ole. Ma ei hakka teisi sisse rääkima. Sa satud ise ka, või vastad nagu selle sama, kelle sa sisse räägid ju, tema on sulle, ma ei tea, ohtlik pärast välja. Mis iganes, eks ole. Aga see selleks, ütleme... Aga siin ei ole praegu koondises veel võib-olla. Ei Kolobov... Lihtsalt ega Tammik, see valik väga suur ei ole enam tegelikult. Kes seal veel on? Kaljus pole. Paides. Baranov on Paides. Juhkam. Juhkam on veel vähem. Juhkam ei saa, ta ei löönud patsu. Sellist venda ei saa võtta. Õõnestab sisekliimat. Meelest ju keegi... Ta ei ole meeskonna mängija. Kerdo Juhkam ei ole meeskonna mängija. Ei löö patsuna. Individualist. Ego, jah. Välismaalased keskkaitses, eks ju, kui sa liigudki juba, jõuadki mingisuguste... Kaspar Laur on ju koondises olnud. Jah, Magnus Villata. Ka koondises olnud. Villata on ka koondises olnud kunagi. Tegelikult variant on, ju. Märten Subkani... Pajunurm. Märten Pajunurm. Vasakujalne. Kuule, meil on vasakujalsed keskkaitsed. Ja on lõpuks vend, kes pendla sisse lööb. Flora ründajad ei saa ju sellega hakkama teatavasti. Kui nüüd väga... Ei tea, alati on nõus see, et Peetsoni asemel, juhul kui tal, tähendab, ilmselgelt ta ei osale selles koondise aknas ju, kui ta väljakavalt ära lankas. Ei võta kedagi. Meil ei ole kedagi võtta, sorry ülejäänud jalgpallurid. Meil on Kuusk, meil on Lepistu. Kuusk, Lepistu, Tõugjas. Paskotši vajadusel. 4. Paskotši vajadusel või? Paskotši... Mina ideaalkoosseisus ma peaks Paskotši äärele. No jah, okei, seda küll. Kui me keskkaitsest räägime. No vaatame, mis ta seal välja nuputab. Aga vaata, kuhu on elu, jälle vastupidiselt Podoljužinile, vaata, kuhu elu on viinud Brent Lepistu. 6 aastat pausi, mille sisse jäid siis igasugused ju vandenõu teooriad ja igasugused avalikud sellised ikkagi üsna suure suuga kurtmised. Otsesed väljaütlemised. Ja nüüd siis ikkagi mees ootsama ära. Ja nüüd on
uuel positsioonil. Mängutase on ka nagu minu meelest natuke tõusnud võrreldes vahepealse ajaga, eks ole. Ja nüüd on siis, võtta see põhikoostise koht endale ja saad siin nädala aja pärast saad Erling Haalandi vastu, pane lukku ja pane taskusse ja pühi käed puhtaks. Ja ongi. Korras. Teise taskusse paned Sörloti ja tehtud. No. Ei, no meil lihtsalt, kui meil Sörlot ja Haaland tulevad, siis keskkaitses Kuuskes vist, ma ei tea, paned nende vastu mängima? Kelle sa paned siis? Kuuse ikka paned? Kuus mängib ekstra klaasas ju. No ütleme, lihtsalt... Tal on seal ka mõned suured ründajad. Seal on kappe küll, ma arvan. Meest on vaja lihtsalt sinna. No Tõuges näeb selline välja. Noh, ja ma meenutan seda, et Joonas Tamm on Eesti mõistes väga korralike gabariitidega mees ja mul on endiselt väga hästi meeles, kui Lilleküla murul kohtusid väraval Romelu Lukaku ja Joonas Tamm. Et noh, see on mingi teine tase natukene ikkagi. Et Haaland on ka kuskil seal. Lukaku masti mees. Ootused siis Iisraeli vastu midagi kätte saada ja Norra vastu siis ellu jääda. No, nüüd ikkagi, kui sa nagu seda... kui sa nõuad Levadiat alagruppi sinna põhiturniirile, siis nüüd nõua siis, ma ütlen sulle, mida 4 punkti. 4 punkti. No 4 punkti oleks täitsa okei. Ma võtaks vastu. Võit Iisraeli vastu, viik Norra vastu. See oleks perfecto. See oleks maksimum oleks 6 punkti, aga 4 punkti oleks selline, millega oleks nõus praegu. See oleks super. Ja igaks juhuks nüüd ütleks nagu seda, et see ei tähenda seda, et me siin räägime, kuidas Eesti läheb võtma 4 punkti, et see ei olnud praegu see jutt. 3 punkti. Ma oleks 3 punktiga ka nõus. Emma kumma vastu võit või? Jah. Muud ei saa 3 punkti. Jah. 2 punkti oleks ka okei. 2 punkti oleks okei. 1 punkt oleks siuke nagu okei. No 1 punkt on see, mis on kõige tõenäolisem ilmselt. Hetkeseisuga, viik. No meenutame Iisraeli mängu võõrsil, siis ma kohe ütlesin, minu arust, kas ma ütlesin siin või ülekandes või kus ma olin, et kodus me pusime selle Iisraeliga kõvasti paremini. Norra on nagunii keeruline, aga ma ütlen, ideaalses maailmas ikkagi näpistame Iisraeli ära 2-0 ja Norra vastu tugev 1-1. Oleks ideaalne maailm minu jaoks. Utoopia on tegelikult mõelda, et me hakkame siin topima mõlemale 4 tükki. No on siis utoopia, mõlemale 4 tükki võib-olla tõesti, aga lihtsalt me ei pea mõtlema sellest, et utoopia on see, kui me kodus kedagi võidame siin. Just see ongi see point, et siin A. Le Coq Arenal on üldjuhul kõikidel raske olnud. Ma ei tea, Itaaliast Hollandini kõikide teistini välja. Rootsil oli natuke kõrgem. Kuni nüüd siin mõne... Ma ütlen, meil on see mentaliteet nagu muutunud. Vanasti oligi see, et meil tuli Holland vastu, meil oli kõigil oli tunne, et okei, siit võibki midagi tulla ja tuligi see 2-2. Kodus ikka midagi saame, eks ole. Kusjuures valiksarjas, kus meil oli kõik pekki läinud, mis minna sai, eks ole. Aga kodus ikka Hollandiga saime. Aga ma mäletan väga hästi seda tunnet, mis nagu mängu ellu kuidagi oli. Sinul oli mingisugune foorumi postitus oli kuskil mingi pikk umbes, võis olla, see oli aeg, kui ma veel kirjutasin. Aga oligi nagu see just, et kui me, ma eeldan, et ma vajasin seal umbes sama juttu, aga et kui sa nagu enne mängu ei usu ka, siis mu küsimus on, miks sa üldse lähed? Et ei ole päriselt, ilma igasuguse irooniat ei ole mõtet minna nagu vaatama asja, mille suhtes sa oled ette ära otsustanud, et niikuinii läheb pekki. Et kui mängijad läheks nagu samamoodi, eks ole, siis ju keegi viitsiks ükst jalgpalli vaadatakse. Et see ma tahan näha mina tahan näha võitlust ka Norra vastu, ükskõik, mis need Haalandid ja Sörlotid teevad, korralikku mängu, et me mängus oleks. See on minu jaoks absoluutselt tegelikult nagu miinimum, et kodus me võiks olla ka Norra vastu. Viimasel ajal ju, kui see Rootsi välja arvata, siis me tegelikult oleme ka ju olnud igasuguste Slovakkiate, Iisraelide ja asjade vastu. Jah, ütleme, ma tõstaks Norra sealt gramm kõrgemale võib olla isegi hoolimata sellest, et näiteks Norra, eks ole, viimastel suurturniiridel ei ole mänginud ja Slovakkia on seal jälle hästi mänginud, eks ole, aga tegin just jalkaajakirja, tegin ülevaate, kus Norra ja Iisrael on Euroopa selle sajandi 2 kõige tugevamat põrujad. Eks 2 kõige tugevamat koondist Euroopas, kes pole mitte ühelgi suurturniiril sel sajandil jõudnud. Ja nad ei ole kumbki üldse mänginud. Ja, aga jõuame tagasi selleni, et me just arutasime siin keskkaitses on ja meil on väljas, Mets on väljas, Joonas Tamm on väljas, Rasmus Peetson on väljas, põhimõtteliselt 3 kõige tugevamalt positsioonilt meil nagu ajalooliselt. Sellelt positsioonilt, kus meil on alati olnud korras asjad, ja kus on meie nii-öelda kõige
mehitatum positsioon olnud, et meil on 3, kas nüüd Eesti top 3 keskkaitset, aga top 4 ikka, top 5. Et seal ikkagi läheb see on juba sissekirjus, et seal mingit laadi lappimiseks nagu läheb. Teised peavad siis seda rohkem töötama keskelt. Kiirelt siis mingisugune koosseisuplaan ka paika, algkoosseis Iisraeli vastu. Hein väravas, ilmselt ei ole mõtet pikemalt rääkida. Hoolimata tiimklaavani särgist on ju, ilmselt ta ikkagi alustab. Kui te koosseis valiti. Kutse sai, siis ikka saab teada. Mina kirjutasin endale paberi peale Larsen tõuges Kuusk Baskotši. Eks Baskotši ääre peal tõuges Kuusk keskkaitses, Larsen teise ääre peal. Meil on veel valikus idee poolest Lepistu, Hussar, Saliste. Oota, mis positsiooni sa jagad? Kaitseliini. Jah. Mõtled ümber oma ennustuse kohe selle peale. Ei mitte üldse pahaga, aga lihtsalt mis sul seal siis jääb, eks ole, sul on see, et Baskotši ikkagi keskkaitsesse ja Hussar äärde, et ega seal nagu muid variante ei ole. Larsen on paigas, Kuusk on paigas, ma arvan. Baskotši, Kuusk, Larsen ja siis Tõuges. Ei. Baskotši, Kuusk, Tõuges. Larsen ja Larsen ja Hussar. Hussar, jah. Mina paneksin siis Baskotši keskkaitsesse. Mina paneks äärele. Nii, siis ülejäänud asi, kas me läheme 1 või 2 ründajaga? Iisraeli vastu. Jah. Lähme 2-ga. Sapi nats allpool, Tamm eespool. Mina teeks. Vahetusest Anier võtta see nagu võiks täitsa toimida. Ühesõnaga, meil on 4 mängijat sinna poolkaitseliini vaja sättida. Vasakul äärel Sinjavski. Ilmselt ei ole küsimust. Ei tohiks olla. Poolkaitsed, keskpoolkaitsed 2 tükki siis, kui sa Sapineni ja Tamme paned 2 ette. Valikud on siis Käit, Miller, Poom, Ainsalu, Shane, Soomets, Palumets ei ole, Palumets on mängukeelul. Kristal. Käit võiks nagu olla selline nii-öelda Käit no-brainer ilusas eesti keeles. Aga võt teisega on küll. Shane nüüd mängis siin. Shane mängib Poom on Eestis hästi mänginud. Shane mängis esimest korda nüüd põhist, on varumees olnud muidu Norras. Soomets. Seal on nagu nuputamist. Ainsalu puhul nüüd, kui siin on mingi see väike vigastuse mure, see võib nagu seal nagu alustamise osas selle ei saa kergelt ära otsustada. Palumets, nagu sa ütlesid, eks ole, on keelu all. Muidu ma arvan isegi, et Palumets alustaks. Muidu võiks olla täitsa kõva kandidaat. Sest minu mõelest on ju normaalselt mänguaega. Norra vastu alustada, ma arvan, et seda neid 2 punast kaarti siin esimese 10 koondise mängu jooksul nüüd liiga. Ei. 11 mängu jooksul. Liiga kaua tal peakohal ei hoita. Karistama ei hakata selle eest. Et ühesõnaga Käit ja... Ei, mis ma selle, kes parem äär tuleb nüüd? Parem äär. Ja Pihin, Miller, Jakovlev. Kõik. Saarma. Mina peaks siia Pihini kusjuures. Ma tahaks näha teda reaalselt koondisest nagu mõtlemas. Mulle meeldis ta väga, kui ta Paides mängis. Slovakkias pole nii palju näinud teda, aga... Jakovlev, annaks... Me teame, et Jakovlev annab nagu väga kindlaid konkreetseid asja ja teame ka, mis on tema miinused, eks ole. Aga... Jakovlev võib-olla äkki Iisraeli, ma just mõtlen Norra vastu. Kuna Enn peab nagunii kaitseliinis natukene siin mingeid asju liiga palju ümber mängima, siis ega ta seal eespool võrreldes, ma arvan, eelmise võimalusel ta ikkagi üritab sättida sinna suhteliselt. Ma pakun, et ma peab Jakovlevi sinna ikkagi. Okei. Ma kusjuures arvaks, et Jakovlev nagu teises mängus võiks olla, et kus Norra on nagu ilmselt rohkem, tekib rohkem ruumi jookse. Ja Norra kaitsed ju ka teada poolest ei ole mingisugused Real Madridi mehed. Ma ise mõtlesin ka korraks selle just Iisraeli vastu selle sama Milleri peale lihtsalt selle tõttu, et mulle nagu tundub, et Hennile Miller väga meeldib ja kui sa pead nagu võib-olla selles mängus ka natukene seal äkki veel kaitsesse aitama natuke rohkem, siis äkki selle pealt, aga eks me oleme nagu näinud ka, et ikka on siin seal ju üllatanud, et oma algkoosseisu valikutega, nii et selles mõttes, hea, et meil on nagu üldse siin kaitseliini me saime paika ju 30 sekundiga siin, eks ole, et kas see või teine, et meil siin on üldse mingeid valikuid, nagu, et see on positiivne selle kõige juures.
noh, ees tõesti Alex Mattias Tamm, Rauno Sappinen ilmselt on 2 esivalikut, eks ju, Andy Anier ilmselt mingid minutid saab, eks ju, Hongkongist ta nüüd tagasi jõudis oma kõikide kodinatega, meil portaalis juba suur rindekas ka üleval temaga. Viie kohvriga. Harva nähtab olukord, kus pika reisi järel Helsingist tagasi tuleks laevaga võib-olla oluliselt mõnusam kui lennukiga. Vähem janti. No samas, kui sa üksi oled 5 kohvriga, siis nendega laeva peale minna ei ole ka nüüd kõige mugavam. Noh, tead, kui sa Hongkongist oled saanud juba oma asjad kokku lapitud ja kuidagi Helsingisse, siis sealt ükskõik kuidas. Tal lõppes leping ära või? Leping lõppes ära, jah. Sellepärast tuligi 5 kotiga. Jah, ta nii-öelda võttis sealt oma asjad kokku, mis ei tähenda nüüd seda, et ta sinna Aasiasse kuskile tagasi võiks minna. Aga noh, kindlasti, ütleme, siin ilmselt ootab ees, kui ei ole juba olnud kohtumine Gert Kamsiga. Jah. Kams on siin käinud ilmselt mööda neid lennujaamu ja sadamaid juba küll. Paide on kindlasti huvitatud, Paidel on kindlasti võimekust pakkuda, iseasi, kas Henri Anier soovib, palju tal see vanust on, 34 vist või? 90 lõpp sündinud, jah. Et kas viitsib veel seal Aasias möllata ringi? Noh, ise ta ütles, et nagu seal mingeid variante veel võib-olla õhus on. Mammoonat ikkagi tuleb nii palju peale või? Peab minema või? No, oleme ausad, kui sa sealt, praegu ma arvan, nüüd on küll see, et ühe korra ta juba tuli, eks ole, Eestisse ja läks siis nagu uuesti rändama. Et kui sa nüüd nagu tuled, iseendale maha müüa seda, et ma lähen sinna uuesti, eks ole, kõik need teised kliimad, asjad, kõik tore küll, kultuur ja värgid ja rahaga makstakse. Uuesti jälle minna, võib-olla natuke keerulisem. Et ma arvaks, et äkki on praegu lihtsam siis nagu öelda, küll teeme ühe tiiru veel või 2 veel, eks ole, ja siis tuleme koju tagasi. Siia ta ju ükskõik, ma arvan, ta võib seal 44 ka olla ja ta tuleb tagasi ja ikkagi mingi klubi võtab igaks juks ühendust, et äkki tuled teed pool aega. Rahu, 44. Hea küll, natuke liialdud. Olgu. Nii, koosseisu saime siis enam-vähem paika, kuigi see teine mäng siis Shane või? Keidi kõrval. Ikkagi, kui sa nüüd võtad nagu Norra kõrgliiga... Mida sa teed? Kas me üritame nagu ennustada, mida Henn mõtleb või mida sina paned? Pane ennast nüüd, kelle sina paneksid, kui sa oleksid Eesti koondise peatreener? Seda me mõtlesimegi. Aga me teeme nagu, et me oleme 3 või? No paneme Iisraeli üks koosseisu kokku. Selleks peaks vastast ka analüüsima, et kus, ma ei mäleta, ma üritasin mõelda nagu seda eelmist mängu Iisraeliga, et kus nad tulid, aga mul ei meenu see mäng. Igalt poolt suhteliselt. Okei. 11 head venda väljakule. No minul on, kui Shane alustab, siis ütleme, minu süda on rahul nagu, et seal nagu ei kripelda. Kuidas välja tuleb, seda ma ei tea ju enne, kui mäng algab. 19.30 mõlema koondise päeva õhtupoolikul alustab siis rongkäik. Miks see sellise näoga vaatas? Ei, ma mõtlesin, mis... Ootamatu oli. Mänguaeg. Ma mõtlesin ka, et kas see mänguaeg, et reede õhtul on 20... 19.30 alustavad rongkäikud, siis vabakalt. Ja me vist peaks täpsustama, et siis meie podcast alustab ka natuke hiljem. Meie podcast alustab siis järgmine nädal teisipäeval. Ehk siis võtame need mõlemad koondise mängud korraga kokku, mitte ei räägi siis esmaspäeval õhtusest mängust veel uuesti. Või tähendab, mitte ei räägi sellest Norra mängust siis nädalase viibega. Teeme väikse valimiste nurgakse ka veel või? Siia pika saate. Kus me pääseme. Jubedalt tahaks mitte teha, aga ikka pakutakse materjali. Nagu kas meil on 17 päeva minna? On teine täna, jah? T-17. Debatti tundub endiselt ei tule, sellel Aivar Pohlakul on minu teadmise kohaselt päris palju ka rahvusvahelisi kohustusi juunikuus, siin meistriliiga finaalid ja UEFA-ga seotud kohustused ja Welcome to Miami, nagu üks mees laulis. Ja Miamis on seal mingisugune FIFA ürituseks ju, kes vist klubide MM-i algusega seotud. Et ühesõnaga, üks põhjus on see, miks seda asja siis ei tehta, aga seal väga palju tööd on. Prioriteedid. Aga see-eest on üks hääl siis Pohlakuleeril, ma ei tea, kas juures või kindlustatud, kuidas pidi seda siis jah, kas saab juures, ei tea. Ehk siis Aivar Lilleverle ja FC Viljandi kaasus, eks ju, kus FC Viljandi siis liikmed tagandasid juhatuse esimehe või? Ei, mis sa joodud, kus sa nüüd niimoodi ütled tagandasid. Inimene esitas ise avalduse. See lahkus. Võeti vastu, loomulikult ikka võtad vastu, kui avaldus tehakse. Sellised väikesed koosolek algas, pool tundi kestis. Jah, pool tundi lausin kontoris. Adressil jalgpalli 21. Lihtsalt, kui nüüd Pohlak ikkagi on nii kindel selles, et tal need hääled on koos, siis miks on selliseid asju vaja teha?
ei tea, minul sama küsimus nagu ka, et kui sul seal on isegi nagu positiivne on seda lugeda, et seal mingid asjad ikkagi nagu on likvideerimisel vähemalt, eks ole, mis on küll on ega sellel Viljandil ju ka seal meiliaadress on @FC Flora ja kõik jutud, eks ole, ja registreeritud on nad Lillekülla ja kõik, et need legionäride jalgpalliklubid ja mis on kõik omal ajal olnud, mõnes mõttes saad nagu aru, et kunagi oligi võib-olla vaja nagu mingil kiviajal, eks ole, et meil oleks välismaal mängivad jalgpallurid kuidagi Eestis esindatud, omaette küsimus nüüd täiesti on see, kas selline MTÜ või asi peaks nagu jalgpalliliidu presidendi valimistel nagu häält andma, et siin Heinad ja Käidid on nagu näidanud, et selle Tiim Klaavani särgi saab täitsa nagu iseseisvalt ka selga tõmmata, et selleks ei pea MTÜ-ga esindatud olema kusagil nagu, eks ole, et näidata, mida sa arvad või kelle kas see Legionäride jalgpalliklubi on nagu välismaal mängivate eestlaste ühendus või? Oota, ma kirjutasin. Mitte näiteks mingisugune vastupidiselt, et Eestis mängivate välismaalaste ühendus või? Ma ei räägi nagu profimängijatest, et siis ei Promis David panevad seal hääle kokku, see oli väljaspool Eestit treenivate Eesti jalgpallurite esindamine Eesti Jalgpalliliidus. On siis spordiregistri andmetel Eesti Legionäride jalgpalliklubi. No ma ütlen, see on tekitanud, jaa, Eesti Legionäride jalgpalliklubi. No esiteks see nimi tekitas selle tunde, et kas seal on Harald Nugiseks ja nagu kõik need Raudristi vennad, eks ole, aga hea küll, väljaspool Eestit treenivate Eesti jalgpallurite esindamine Eesti Jalgpalliliidus. Ja see MTÜ siis ma eeldan, et andis hääli kogu aeg nagu presidendi valimistel. Ei pruukinud, eks ju, seal ju varasemalt neid valimistel, seal mingi 70 pluss ei pruukinud, aga MTÜ litsentseeritud jalgpallitreenerite ühendus. Siis me kuuleme nagu, et mingid klubid, kes nagu Eesti meistrivõistlustel tegutsevad, ma ei tea, kui kaua mingil põhjusel nad nagu hääleõiguslikud liikmed ei ole. Ei, nad pole liitunud, eks ju. Pole liitunud, hea küll, siis võid nagu ise ka öelda, et miks ei ole liitunud, aga mingisugune miinimumpalga suurune, eks ju, liitumistasu, selle tegelikult vist on isegi mingi aastamaks. Ma ei tea, kas need kõik Legionäride jalgpalliklubid maksavad seda iga aasta. Vaat see on ka hea küsimus, et kas nad on maksnud seda. Aga siin võibki olla, et kui ei ole maksnud, siis ei anna häält, mis iganes, eks ole. Aga need on nüüd nagu, need on likvideerimisel vähemalt, nagu ka jalgpalliklubi püsivus Kohile, eks ole. Ma saan aru, et oli mingi aeg, kus Pelle Pohlak seda selgitas ka, eks ole, kui talt kommentaari küsisin kogu selle asja kohta, just selle MTÜ FC Viljandi kohta, et oli mingi aeg, kus väga paljud mingid juriidilised kehad tehti kuskil Tallinnas, meil on siin küsimusi tekitanud see, eks ole, et päris mitmel klubil on ju tegelikult nii, et nad tegutsevad erinevate juriidiliste kehade alt, et sul jalgpallikool on üks keha ja siis ülejäänud klubi see esindus nii-öelda on teine. See paistab juba sealt välja, et ühel on seal mingi 400 liiget, eks ole, teisel on ala 33 või mis on täpselt esindusmeeskond. See on tänasel päeval ka päris paljudes klubidel. Jaa, ongi, see on päris paljudel klubidel. Floral samal ajal, eks ole, sul on seal, üks on FC Flora jalgpallikool ja see on FC Flora Tallinna jalgpallikool ja kõik, eks ole, et midagi on seal omal ajal Kehtnas tegutsenud, kõik see, aga jumala eest, likvideerigi see pardakk ära, siis viige nad kokku ühe keha alla. See on jah, mingid 100 põhjust on. Sul on mingi MTÜ Kotka staadion, ma saan aru. Kui mingi keha alt maksti stipendiume kunagi ja just. See vist oligi see, et see FCF Tallinna jalgpallikool selle alt maksti stippe, eks ole, ja kõik. Jah, meil tuli töötasud või need rahad laekusid erinevate kehadelt kunagi omal ajal. No vaat just, eks sa tead. Ja siis on see MTÜ Kotka staadion, millel on nagu palju nalja tehtud, iseenesest kõik on ju ilus ja aus, eks ole, inimesed rajasid selle staadioni, ma väga vabandan, kui ma eksin praegu nimega, oli vist ka Iknojan, eks ole, just. Et nende pere nagu sinna panustas, eks ole, selle mingil hetkel Flora ostis neilt ära, aga jällegi nagu, et miks see on kuskil seal nagu mingite liikmete seas, eks ole, et see on jälle see koht, eks ole, et mingid asjad nagu peavad olema läbipaistvad, aga nad mingites olukordades lisaks ka peavad nagu välja paistma läbipaistvad, ja nagu ausad, puhtad. Et siis lõpuks tekibki see küsimus, et okei, Klaavan on kõige suurem möödapaneku teinud nagu sellega, et siin saaks ka oma mingit Järvamaa Paide linnameeskond ja Raja tänava Paide linnameeskond ja Tallinna Kalevid ja uued liikmed võetakse vastu pärast. Grupp tegutseb sul siin-seal kolmandas kohas. Tallinna Kalevi Mustamäe jalgpallikool. Aga selles mõttes ongi, et pane nüüd nagu kohe siin juba järgmise 4 aasta kampaania käima, et vii pakk avaldusi, eks ole, ja siis 4 aasta pärast on juba suurem lootus. Aga ilmselgelt, keegi sükse juraga ei hakka tegelema, see on lollus, ei tohi ja ei saa. See oli eesmärk. Lööge see liikmete nimekiri klaariks nüüd lõpuks ometi, võtke sinna need, kes nagu päriselt Eestis jalgpalliga tegelevad, koristage need kuradi piljardiklubid ja igasugused asjad ära sealt.
mis meil siin olid, eks ole, et see tantsuspordiga ja piljardiga ja kõige sellega, et miks neist, ma vaatan, okei, need 3 on likvideerimisel, väga hea, need ei tegutse seal ammu enam, aga noh, samas ongi MTÜ FC Viljandi tegutses viimati, neil olid minu meelest töötajad olid umbes a la 2015 ja mingid majandusaasta aruanded on 2013 ja siis võtad lahti 2023 majandusaasta aruande, tegu on jalgpallimängudega seotud tegevusega ja jalgpallimängu viljelemisega tegeleva klubilise organisatsiooniga, mille kaugem eesmärk on, ma ei tea, kui kauge siis, on noorte andekate pallurite valik ja nende suuremate arenguvõimaluste andmine vabariigi suuremates klubides. Väga ilus tekst, mul on küll niisugune tunne, et see on copy-paste mingist väga, väga varasest ajast ja siis ka see, et see jalgpallimängu viljelemine, see on kõvasõnastus. Seda me peaks ka enda portaalis võib-olla rohkem kasutama. Ja arenguvõimaluste andmine vabariigi suuremates klubides, sorry, ma peaaegu nagu peas loen seda nii, nagu vabariigi oleks kirjutatud, vaat selle 2 veega, nagu see esimese vabariigi ajast. Ja siis toodi veel välja ka see, et esiteks see MTÜ FC Viljandi, mis pole 10 aastat mitte midagi teinud, sellel on oluline roll kogukonnas. Ja vabariiklikus ulatuses on klubi seotud üleriigiliste liigamängudega, ma küll jäi arusaamatuks, milles see seotus peegeldub täpsemalt. Jäi sinna 10 aasta tagusest ajast. No ilmselgelt, jah. Aga saab 10 aastat... Juhatuse liikmetele tasu ei maksta. 10 aastat saab mitte majandusaasta aruandeid esitada ja siis likvideerida. Aruanne on esitatud. Aga sealt aruandest ju... Aga enne seda oli ju mingi paus sees. Aruanded on olemas, nad ei ole majandustegevus on puudunud. Aruanded on olemas. Aga kogu see aeg on olnud seotud üleriigiliste liigamängudega. Et mul on nagu selles plaanis ka kahju, ma ei taha, et siin kuidagi nagu Aivar Lillevere siin nagu vastu pead saaks, sest et ta ammu ei tegele sellega enam, nagu ta ütles ise ka, et see on pohlakute klubi, iseenesest mulle meeldis ka nagu see, et Viljandi tulevik, me teame, kui hädas ja raskustes nad on omadega olnud seal rahaliselt ja muus mõttes ja ei saa nagu käima ennast, ütleme, tipptasemelt taanduti ise probleemide tõttu, seal on ülitublid uued inimesed asja juures, eks ole, ja uued inimesed selle tõttu, et eelmised lihtsalt ei jaksanud enam, kes olid sinna tohutult pannud. Tubli, et Viljandis on veel jalgpall, et nad seal tegutsevad, et seal on klubi, ja siis me nüüd räägime sellest, et teeme sinna mingi FC Viljandi veel kõrval, et äkki ikka õnnestub leida inimesed kuskilt, ei ole realistlik jutt, et on mingisugune plaan ja kui see ei õnnestu, siis pikk plaan mingisugune, üks mõte on, ütles Pelle Pohlak. Loodan, et on hea mõte. See liikmemaksu teema on huvitav, ma ei tea, kas see on või ei ole, siis sellepärast, et Jalgpalliliidu põhikirjas on kõlab kahtlaselt, et see oleks nagu. Liikmemaksu suuruse, siis liitumistasu ja liikmemaksu suuruse kehtestab juhatus. Just. Aga lihtsalt, need peaksid ju sealt majandusaasta aruandest käises ju välja tulema, kui seal mingi liikmemaks oleks reaalselt. Võiks tulla. Et ju siis ei ole, või siis jah. Või maksta. Et ühesõnaga kogu sõkke, jura, et sellest on nii palju räägitud ja see lõppude lõpuks ei ole nagu olnud ju nagu selles plaanis oluline, et kui mul on üks kandidaat kogu aeg, siis nii-öelda koputatakse ära lõpuks, eks ole, aga jah, pole vaja seda jura siia. Sellest me oleme ju rääkinud varem ka, et sellest liikmetest tuleks lihtsalt mingisugune reha üle käia, et see nagu mingisugused fantoomasjad ja see, et 10 aastat ei ole mitte midagi juhtunud. Ja seda saab üldkogu ise teha tegelikult. On see Aivar Lillevere seal olnud, eks ole, ja nüüd siis enne valimisi järsku on vaja nagu mingeid liigutusi teha. Sorry, jah, võib öelda, et igaüks mõtleb vastavalt rikutuse tasemele. Ei paista hea välja. Inetu. Paha optika. Anne Rei vist ka nüüd siis nagu ütles, et ma ei ole enam seotud, nüüd ma taandun, eks ole. Et ongi see, et kui see nagu tõmmataks nagu maha kõik see, varakult juba. Et viisin, algatasin likvideerimise, kõik see, siis ma ei kobiseks, ma ütleks väga hea, ongi see, et koristada praegu. Kui see oleks maha võetud, on ju, tõesti, et see klubi ei ole 10 aastat tegutsenud, okei. Ütled praegu ka nii, meil on uued valimised tulemas, sellega korrastame, kes ei ole seal olnud, need taanduvad, eks ole, ja algatan likvideerimise, mitte see, et üks mõte on. Ma ei tea, sorry, aga ma nüüd tõesti olen ebaviisakas, aga et kas mõte nagu ongi see, et annan enne hääle ära ja siis likvideerin. Kas ma hakkasin praegu korra mõtlema, kas seal ei või lihtsalt ma ei ole selle maailmaga nii tuttav, et kas seal ei või mingisugust sellist küsimust olla, et see MTÜ nii-öelda peaks olema selle jaoks, et kui seal näiteks kui Joonas Tamm veel kuskil edasi müüakse, et sealt mingid kasutajarahad tulevad? Jaa, see on nagu omaette teema täiesti, et siin on olnud mingisuguseid... Kui see on põhjus... Kas Klaavan ei rääkinud nagu sellest, rääkisid, kui palju seal... Just, et kui palju nagu liikus, aga ütleme Viljandit
tuleviku siis, mis on siis, mille üle on ka naerdud, aga igaks üks rõhutama, et see Viljandi tuleviku jalgpalliklubi, see ei ole mitte mingisugune fiktiivne organisatsioon, vaid selle alt. See on ju tuleviku jalgpalli. Üks sõna, tuleviku jalgpalliklubi. Et selle alt tegelikult tegutsebki praegu täiesti reaalne olemasolev Viljandi tulevik. Et see ei ole mingisugune selline formaalsus. Kõlab nagu ta kõlab totakalt, aga ta on nii praegu, et reaalselt on see, et see ei ole nagu välja mõeldud asi, et seda on tihti, ma saan aru selle nime tõstetud samasse patta selle legionäride jalgpalliklubi ja nende asjadega, eks ole. Aga jah. Seal AI-ga mingisugused asjad aga tõesti jah, see, et nüüd oleks Viljandi tulevik saanud mingisuguse selge summa, ma nagu seda aega mäletan ja see oli see tulevik, kes ka ikkagi nagu püüdis kõrgliigasse püsima jääda ja elas nii-öelda peost suhu, et neile mingid 6-kohalist summat küll ei kukkunud mitte kuskilt nagu Ragnar Klavani ülemineku eest. Et siis ongi jälle see, et aga kuhu sai? See summa, mis Ragnar välja ütles, see oli ju, palju see oli? See oli päris arvestatav summa. 6-kohaline minu mõnest. Ei, see oli ikka mõned 100,000 ütles ta seal välja. Ja okei, võib-olla oli isegi mõned 100, jah. Üle 100 oli kindlasti. Et Eesti klubidele see on mis asja. Klubi, kes eurosarja ei mängi, tollal polnud ju vist mingid neid kompensatsioonimehhanisme ka minu mõnest vist veel 10 aastat tagasi. Et ühesõnaga siis nagu ongi see, et selle jaoks on vaja siis hoida nagu neid kehasid. Lõpuks ongi jah, sul Joonas Tamm, eks ole. Ma ei tea, kas see on, lihtsalt, kes selle FC Viljandi Joonas Tamm, Karol Mets. Karol Mets ka, eks ju, täpselt on ju. Ma ei tea, miks ma Joonas Tamme peale esimese Viljandi jalgpallurina mõtlesin, aga tõesti jah, Mets on parem näide, kes on. Aga ma ei tea, kas Mets on siis FC Viljandi selle kehalt, on sest FC Viljandi ju loodi seal 20. sajandi lõpus ju, see ei tekkinud ju siis, kui see FC Viljandi võistkond tekkis, kes Mestriliigas mängis veel paar aega. See loodi varem, jah. Et seda peab nagu vaatama siis natukene selle nurga alt, aga seda enam siis, kui seal sellise asja jaoks veel hoitakse mingisuguseid kehasid. Aga kas volitada häält andma, siis saab täitsa suvalise inimese panna või? Jah. Täiesti suvalise, ükskõik kelle? Jah. Rõhutame seda siis, et Pelle Pohlak ei saa minna nagu 6 häälega, Aivar Pohlak ei saa minna 8 häälega või palju seal on. Iga inimene saab anda 1 hääle, aga jah, volitada saad. Ükskõik keda. No lihtsalt oma last. Või nagu ema. Keda sa volitada tahad või? See ei pea olema mingi juhatuse liige või just seda ma mõtlen. Minu teada on niimoodi. Oot nii, järgmine nädal siis tulete meelde, oleme eetris teisipäeval pärast koondise mänge. Praeguseks aga kõik head.